ma ei jäta sind halba valgusesse. Ahah, okei. Võid jätta ka. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Henrik Roonemaa. Ja te kuulete saadet nimega Popkulturistid. Ja täna ei ole Jimmi, nagu te juba ilmselt tähele panite. Jim on haige, hästi siuke lihtne põhjus, ei ole enam mingisugust sellist keerukat põhjust, miks ta peaks ära olema, et ta on liiga väsinud või midagi. Jim on lihtsalt haige. Ja selle asemel me oleme alati kuidagi nii teinud, et kui keegi ei saa tulla, siis ta peab ise pakkuma kedagi asemel, et kes see siis tuleb teda asendama. Ja Jim ütles seekord, et Henrik Roonemaa, tema tahaks kuulda Henrik Roonemat meie saates. Ma arvan, et väga paljud meie kuulajatest on kuulnud Henrik Roonemaa nime vähemasti ei tea. Või teda kuskilt lugenud või kuulnud või näinud Terevisiooni stuudios või kuskil sellises nii-öelda avaliku levi kontekstis, aga ma lasen Henrikule ennast ise tutvustada. Ma nii palju saan öelda, et ta on minu üks ülemusi, eks ole? No ma nii ütleks. Ma olen üks su kolleege. Üks mu kolleege. Sa oled üks meie kolleege. Ma olen ajakirjanik. Kõige lihtsam, ma olen öelnud seda. Praegu ma ei ole päris ajakirjanik enam. Nüüd ma vastutav väljaandja. Ma võtsin endale tiitliks vastutav väljaandja. Kuna ma saan ise võtta praegu neid tiitleid, et siis ma sellise võtsin. Et see vastutav väljaandja on natuke nagu ajakirjanik ja natuke nagu mitte ajakirjanik või natuke nagu selline üldjuht või tegevjuht, jah. Et ma siis vahetan neid kübaraid vastavalt oludele, aga 99% ma olen siis mitte ajakirjanik. Vähemalt Geeniuse jaoks. Geeniuse on siis see portaal, kus me kolleegid oleme sinuga. Virtuaalsed kolleegid. Jah, me oleme kohtunud selle Geeniuse kontekstis mingisugune 3 korda. 3 korda, jah. Esimene kord oli töövestlus ja siis on olnud 2 pidu. Et rohkem pole nagu, muidu on rohkem nagu siuke igapäevane vestlus virtuaalsel teel, eks? Jah, et avanud raadiot ka. Kukus on Digitund ja Restart, mida me teeme Taavi Kotkaga koos, sellised saated. Ma olen üldse pikalt teinud Kuku, ma olen teinud Kuku hommikuprogrammi näiteks aastaid. Aga kusjuures see ongi nagu selles suhtes huvitav, et sina ju oled mitte päris võib-olla Eesti podcastinduse grand old man või midagi sellist. See on Peeter Marvet, eks ole, selles me võime nõus olla, aga sina oled Eesti vähemalt ainukese podcasti võrgustiku radio1.ee üks kaasloojatest vist, eks ole? Jah, see ei tulnud, ütleme, see ei ole praeguseks siiamaani niimoodi välja tulnud, nagu alguses plaan oli, 100 miljonil erineval põhjusel. Aga plaan oli jah, et teeme siis palju lahedaid podcaste ja siis inimesed hakkavad neid kuulama ja siis profit järgneb meeletu kasum kuskilt. Et võiks ju siis mingi äri teha sellest. Ja et Eesti saaks endale juurde suure hulga podcaste, kuna tegelikult ei olnud tol hetkel. Ei ole isegi praegu tekkinud, aga ka suhteliselt vähe ikkagi. Ütleme selles kontekstis, mida me maailmas vaatame, et on siukseid väga keerukaid jutusaateid, on sellised väga hästi läbimõeldud, kokku pandud siukseid dokumentaal-podcast asju, mida kõike tehakse, et Eesti kontekstis kas lihtsalt ei leidu siis võib-olla kuulajaid või ei leidu neid inimesi? Ei leidu raha, et välismaal ikkagi seal on konkreetne majandusmudel küljes, on ju. Ja see valdkond täitsa pulbitseb praegu. Kogu aeg tuleb neid uusi podcaste juurde, hästi lahedaid saatejuhte on tulnud kusagilt keldrisügavustest, eks ole, siuksed, nagu amatööridega on, et 99 juhul sul ei vea, aga üks osutub täielikuks kullaauguks või nagu väga heaks tegijaks, väga lahedaks inimeseks, kelle puhul meil on nii hea meel, et ta ometi võttis kätte ja hakkas saadet tegema. Leidis omale mingi väljundi. Jaa, näiteks lisaks sellele, et ta on, ma ei tea, näiteks progeja või midagi muud, eks ole, tuleb välja, et ta oskab ka hirmus hästi saateid teha. Ja eks meil selline mõte oli Eestis, aga praegu on sellest suhteliselt vähe saanud. Ikkagi vist 3 saadet seal praegu aktiivselt või isegi 4 käivad. Digitund, Restart ja Puhata ja mängida. Ja siis, Puum on ka natuke veel otsapidi meil, aga sellest 4-3 on tegelikult ju Kuku raadio saated, mida meie lihtsalt kirjeldame netis ja natuke haldame feedi seal. See on ju pikka aega oldki nagu siuke Eesti podcastinduse selline põhiteema, et kui on kuskil kirjas podcast, siis see tavaliselt tähendab raadiosaate veebi pandud. Jah, ja seda ka kehvasti. Ma ei ole sellega, mulle see üldse ei meeldi. Ma ei ole üldse rahul sellega, kui kehvasti need päris raadiojaamad podcastivad oma saateid. Eks see oleks mingi lisatöö ja värki. Aga ma mõtlesin
selles osas, et popkultuuri temaatikal alati, kui on olnud kuskil juttu Henrik Roonemaast või kuskil sihuke, need mõtted, mis seonduvad, on minul nagu kaks sihukest asja, mis alati seonduvad. Üks asi on see, et Henrik on audiofiil, seepärast, et ma sellest räägitakse kusagil või? Ma mäletan või kui mina veel kunagi digi lugesin hästi palju ja Henrik veel digis töötas, et siis see kuidagi jooksis sealt igalt poolt välja, et Henrikule meeldib, kui ikka audio kõlab nagu, et muusika kõlab ikka õigesti, et muusika peab kõlama nii nagu peab. Ja teine asi on, et Henrikule meeldib toit või Henrikule meeldib sihukestes väga, väga hea toit, ütleme hästi läbimõeldud ja hästi tehtud toit. Ma küsin, kas ma olen nagu õigel teel? Ma arvan, et sa oled, jah, tõenäoliselt. Sellepärast, et need on kuidagi siuksed ma need ära jätan, siis mul on juba raskusi öelda, mis mulle üldse meeldib siis. Meeldivad need tavalised asjad, mis inimesed ütlevad, et mulle meeldib reisida ja uusi kogemusi saada. Need on sellised, kõik ütlevad neid ju. Ja, see on selline üleüldine. Muidugi, kellele siis muusika ja toit ei meeldi. Aga samas on ikkagi inimesed, kellel on ju need asjad kuidagi palju selgemini välja joonistatud. Me oleme Jimiga alati mõelnud, et meie podcast on selline nohikute podcast, kus inimesed, kellel on mingid hästi spetsiifilised huvid mingites laiades valdkondades, siis kuidagi arutavad neid või kirjutavad. Ja neid ei huvita, kas kedagi teist huvitab. Et nad lihtsalt tahavad omavahel rääkida. Lihtsalt nagu seletame midagi ja üllataval kombel on terve hulk inimesi, kes meid kuulavad. Ja muusika on küll siuke teema, milles me oleme väga palju kordi rääkinud ja see on popkultuuri teemasega. Tänapäeva üks põhilisi popkultuuri osasi ongi muusika. See on seotud meil filmidega, see on seotud kõikide meie tähtedega, ajakirjanduses räägitakse palju muusikat, see on nagu keskne. Ja meie oleme ka siin arutanud päris palju sellel teemal, et kuidas üldse tänapäeval muusikat kuulatakse. Ma ei mäleta, kas see oli eelmine osa või üle-eelmine osa, et nüüd on juba keeruline mäletada, aga virisesime päris pikalt selle üle, kuidas see muusika kuulamine on muutunud selliseks, ta on nagu kuidagi nii suvaliseks muutunud, et on mingisugused playlistid kuskil internetis, sa paned midagi taustaks mängima, sa kuulad ja sellist vanema põlvkonna sellist jahti, et sa lähed ja otsid seda muusikat kuskilt välja, lähed, ütleme veel, kui me Eesti kontekstist räägime, siis siin 40 aastat tagasi, ega sul ei olnudki seda kuhugi väga jahtima minna, et need jahimaad olid siuksed saladuslikud, et kuskil keegi hõlma all tõi kuskilt mingisuguse plaadi ja siis seda salvestati ümber kassettidele või siis vist pigem ikkagi lintmaki lintidele. Et tänapäeval on see kuidagi selline suvaline, see on siuke taustakas värk, et kuidas sina muusikat kuulad tänapäeval, kas see on siuke Spotify värk või oled sa ikka see, kes läheb plaadipoodi ja kohe otsib endale midagi? Ma eriti ei kuulegi. Ma pean kahjuks ütlema. Ma ei tea kuidagi, seal on palju põhjuseid, ma arvan, aga kõige suuremad põhjused on väiksed lapsed, kelle kõrvad lihtsalt, kui õhtul rahu ja vaikus saabub, siis esiteks sa ei saa väga nagu kuulata, sest nad tahavad magada ja teiseks sa tegelikult ise ei taha. Oleks nüüd lihtsalt tasa. Teeme nii, et on vaikus ja nüüd ma kuulan tegelikult kõige rohkem autos. Ja autoga ma sõidan väga vähe, sest ma kõnnin jalaga linnas. Ja kui ma linnas kõnnin, siis mul on kogu aeg klapid peas, aga kuna mulle meeldib muusikat hea heliga kuulata ja see on keeruline nagu tänaval, siis ma kuulan podcaste. Nii et tegelikult ma kuulan suhteliselt vähe muusikat, aga aeg-ajalt mind tabavad mingid sellised sööstud, mis on seotud sellega, et ma pean testima mingeid uusi klappe või mingit et see on nagu siuke tööpõhjus, et nüüd peab kuulama. See on jah, et ma alustan nagu sellest, et mul on mingid lood, mida ma siis nagu võrdlen, mille kõla ja siis kui see asi on hea, nagu see seade on ju, viimane kord näiteks kuulasin ühte takki, siis see oli lihtsalt nii hea, et ma lõpuks ma ei viitsinud enam midagi võrrelda. Ma lihtsalt istusin mingi, ma ei tea, 4 tundi vist ja kuulasin igasugust muusikat, mis nagu ette jäi. Okei. See muidugi inimene, kes toob vestluse sisse siuksed seadmed nagu takid, eks ole, et siin on sa ütlesid nohikusaade on. Nohikusaade, eks ole. Ma arvan, et me võime alustada korra sellest, et mis asi on takk. Takk on siis see seade, mis muudab digitaalse heli analoog. Ma ei tea, ütleme helikaart lihtsustatult, väga lihtsustatult. Et ta võtab selle heli, mis tuleb näiteks telefonist või arvutist välja ja muudab selle kuidagi väga loodetavasti meeldival viisil, aga tegelikult vahel ka täiesti suvalisel viisil selliseks heliks, nagu ta kõrvaklappidest või kõlaritest saab välja tulla. Aga sinu jaoks siis on nagu see tehnika pool hästi oluline, et see muusika kõlaks nagu võimalikult hästi. No tehnika võimaldab seda, on ju. Nagu igasugune tehnoloogia tegelikult on ju vahend millegi jaoks. Minu jaoks ei ole ta kunagi olnud, ma ei tea, 6 gigahertsi näiteks või ma ei tea, mis iganes 2,8 gigahertsi on ju, et see on nüüd kohutavalt tähtis või. See on alati
ei olnud nagu mingi vahend, et see tehnikaga samamoodi, et noh, mis see takk ongi lihtsalt üks kõrvaklapi auk, mis võib maksta võib-olla mitu tuhat eurot lihtsalt, sa oled toonud endale arvutist välja, ma võiks panna klapid ka sinna arvutisse sisse, on ju, aga kõrvaklapi auku, aga nii on palju parem. Lihtsalt see on, no see vahe on nii suur, see on nii uskumatult suur, isegi kui see arvuti on hea arvuti, nagu mingi Mac, mis maksab 1000-2000, ma ei tea, eurot on ju, siis see vahe on no nii meeletu, et lihtsalt kahjuks on nii, et kui sa seda, mis sa oled korra kuulnud, need can't be unheard öeldakse, no sa ei saa enam lihtsalt nagu tagasi minna, et sa tead, kuidas see peab kõlama ja see ei kõla ja no võt siis ta tegelikult rikub nagu päris palju ära ikkagi, kui sa õpid vahet tegema ja noh, õpid nagu aru saama, et kuidas tegelikult on võimalik. Kas sina oled üks nendest inimestest, kes kuulab ka nagu pigem selliseid kadudeta helivorminguid või ütleksid sa, et näiteks ka see voogedastuste või MP3 kvaliteet on siuke, kus see juba hakkab nagu probleeme tekitama? Tead, selle etapi, see on väga vahva etapp, ma selle käisin läbi kunagi, siis kui ma ostsin audiotehnikat, siis on see jama, on ju, et audiofiilid on ütlus crap in, crap out, et kui sa nagu kehva kvaliteediga muusika või salvestuse paned mängima, noh siis ükskõik kui hea su tehnika on, eks ole, et ta ei lähe heaks, vaid vastupidi, ta tegelikult läheb halvemaks. Et parem tehnika toob alati välja igasugused nüansid ja ka möödapanekud näiteks salvestusel, mida kehvem tehnika maskeerib. Ja siis tekib nagu selline etapp, kus sa saad kuulata ainult erakordselt igavat muusikat, mis on väga hästi salvestatud. Et nad, väga poleeritud nagu, siuke värk. Sul tekib nagu, noh, sa kuuladki ainult teatud tüüpi nagu muusikat on ju, ja mina avastasin mingil hetkel, et ma tegelikult ei kuula enam muusikat, vaid ma kuulan heli. Ja see nagu kind of kaotab kogu see värk ju mõtte, et noh, miks pärast ma peaksin istuma kuskil oma diivanil, eks ole, ja tohutu nagu pingsusega kuulama, kuidas klaver kõlab. Kas ikka kõlab sealt välja see noodi lahti laskmise heli ja väike põks käib või ei tule? Või et kas see puitkorpus nagu on kuulda, eks ole, sealt kõlaritest, kui keegi vajutab või ka viiulil näiteks, et kas korpus mängib või mängib, seal ei ole mõtet ju, et siis tegelikult tuleb ikkagi öelda, nüüd on paus või stopp või kerime tagasi on ju ja noh, hakkame kuulama muusikat. Aga noh, see on ka nagu omad piirid, et selles mõttes ma kahjuks väga saasta ei saa kuulata, sest ma lihtsalt väga halva kvaliteediga asju, mis võib olla väga hea muusika. Ja noh, kui võimalik on ju, siis ma olen sunnitud kuulama Tidalist. Tidal on siis Spotify konkurent, mis pakub kadudeta voogedastust. Ehk siis tuleb täitsa lossless fail ja noh, Tidal on märkimisväärselt parema heliga kui Spotify. Spotify on märkimisväärselt parem kõiges muus. Muusikavalikus, sotsiaalses pooles, algoritmide koostatud playlistid on ju kõik, nii et see on väga keeruline valik, aga nüüd ma juba tükk aega ootan, juba kirjutati 1,5 kuud tagasi, et Spotify katsetab ka oma seda HIFI nii-öelda teenust. Et noh, siis loodetavasti see probleem saab nagu lahenduse. Me kunagi juba pikemat aega tagasi Jimiga arutasime seda teemat, et noh, et kust siis tänapäeval kuulata, et kas võtta see Spotify või võtta Tidal, et noh, on ikka CD kvaliteet ikkagi oluliselt parem ja siis ma palusin tal teha ühe testi, sest ma ise olen seda endaga teinud ja see on selline asi, mis noh, kuulmine on ääretult individuaalne ja väga paljud meist on tegelikult oma kuulmist üsna palju rikkunud. Noh, elus on palju selliseid olukordi, kus kuulmine saab ühel või teisel määral kahjustada. Lähed mõnele kontserdile suvel ja helimees on natuke ülepingutanud. Ja siis on igaveseks kohe või? Ei no igaveseks ei ole, aga käid nendel kontserditel aastaid. Olin kunagi suur heavy metalli fänn, et siis ma mäletan, kui Judas Priest Tallinnas mängis Saku Suurhallis, see minu elu üks kohutavamaid kontsertelamusi, mitte sellepärast, et bändil midagi viga oleks olnud, aga see metallkast, see betooni metallkast, mis see Saku Suurhall oli nii halva helitehnikaga, nii üle piiri keeratud, et mul iga kord, kui Halford karjust, ja ta teeb seda päris palju oma siukse tavalise kontserdi ajal, läks kogu helitehnika siuksesse overdrive'i, kõik nagu läks üle piiri ja järgmised 2-3 päeva mu kõrvad vilisesid. Ühesõnaga, no see on juba siuke koht, kus tekib probleem. No vaata ka audiofiilil või ütleme, audiofiil on tegelikult, mulle ei meeldi see sõna. See sümboliseerib ääretult palju negatiivset minu jaoks, aga ütleme inimesel, kes teab, mis on hea heli ja tahab seda oodata mõistuspäraselt, siis kontserdil käimine on väga keeruline. Näiteks, eriti sümfooniakontserdil käimine. Et teatud, kui sa lähed mingisse urkasse, võtad õlut on ju ja lahe Eesti indibänd mängib, et siis
siis sul ei teki, eks ole. Ootused ei ole väga kõrge. Sul ei ole ootust, on ju, et see peaks nüüd mingi tohutud kõik sillerdama seal, kuigi lahe oleks, sest indie on tavaliselt, või mida tavaliselt, aga tihti on sellist indit ka ju, mis on mängitud keeruliseks ja kus on palju nüansse ja pillid teevad igasugu huvitavaid asju, on ju, aga klassikalise muusika puhul on see erakordselt tähtis. Ma ei saanud aru üldse, miks maailmas on olemas klassikaline muusika. Kuni, see küll õnneks juba aastaid tagasi, et ma nüüd aastaid juba olen saanud aru, aga sattusin Singapuri ja Singapuris on Singapuri kontserdimaja, suhteliselt, mitte mingi väga vana ehitis, on ju. Me pigem selline uus ehitis, korralikult tehtud, korraliku akustikaga ja siis pidi seal esinema keegi vene dirigent, kelle nime ma ei mäleta, aga pidi olema Tšaikovski kava ja istume siis seal saalis, täitsa eksprompt sai mindud teksadega sinna kuhugi, Singapuris olid viisakad inimesed. Niimoodi. Ja turistid, turistid just nimelt. Ja siis keegi tuli siis lavale enne selle kontserdi algust ja ütles, et nüüd on kahjuks selline lugu, et kuulus vene dirigent ei saa osaleda meie kontserdil. Aga et näete, et meil on siin üks tore Singapuri dirigent. Tema teeb teile ise Tšaikovski. Okay. Ja see heli lihtsalt oli niivõrd müstiliselt hea. Et ka minu jaoks see Singapuri dirigent, aga võib-olla ta oligi väga hea dirigent, et mul ei olnud tol hetkel mingit võrdlust nagu baasi. Aga ta tegi sellised Tšaikovski, et ma olen siiamaani lummatud sellest ja sellest on 10 aastat möödas. Et lihtsalt, kui sul on suur orkester, sümfooniaorkester on ju suur, sina võib-olla tead peast, mitu pilli seal on, aga 10. Peast ei tea, ma pakuks umbes, et 88, aga ma võin eksida, see on ka mingi ilus number. Klaverite. Ma tahaks öelda 52. Klaveril on vist tavaliselt 88 seda klahvi. Aga ühesõnaga. Ma pakkusin praegu. Aga esimest korda elus ma istusin sümfoonia kontserdil ja saalis ja niimoodi, et ma sain lavale vaadates iga hetk aru, mida iga pill teeb. Miks ta seal orkestris on ja mis juhtuks siis, kui ta ei mängiks praegu või lihtsalt pakiks oma pilli kokku, läheks minema või kui ta poleks üldse tulnudki. Ja seda võimaldab ainult see, et sul on mingi hea, normaalse heliga koht, kus need asjad kõlavad nii, nagu nad peaks kõlama. Ma mõtlen alati selles kontekstis, et kui paljud inimesed üldse oskavad või suudavad kuulata, et see lugu nendest, kuidas meie kõrvad on natukene ikkagi kahjustatud juba ajapikku ja vananedes pidevalt, eks ole, see kuulmistundlikkus langeb veelgi, et ma palusin Jimil ühe katse teha, et ma panin talle faili, mis oli CD-lt kadudeta WAV, panin talle sama faili MP3-na 320 kilobitti sekundis ja siis MP3-na 128 kilobitti sekundis ja võtsin siis sellise indie-bändi, ma üldiselt võtsin lood, mis olid hästi masterdatud, et nad ei olnud sellised suvalised tellised, vaid seal oli see Iggy Popi viimaselt plaadilt üks lugu ja nüüd mul nagu rohkem väga meeles ei olegi, aga seal oli veel 2 lugu ja nad olid niimoodi natuke erinevatest žanritest ja palusin siis hinnata, et milline nendest 3 salvestusest või 3 faili formaadist kõige paremini kõlab. Ja ma teadsin, et mina, kui ma väga-väga tähele panen, siis ma tunnen ära selle vahe 128 kilobitti ja 320. Eks siuke madal kvaliteet MP3 ja hea kvaliteet MP3, ma nagu tunnetan selle vahe ära või kuulen selle vahe ära, aga ainult siis, kui ma tõesti tähele panen. Ja palusin Jimil seda sama teha ja tema ütles, et ta ei kuulnud nendel failidel vahet ja mul on siuke tunne, et nagu ütleme enamus inimesed, kui nad kuulavad seda jutumärkides audiofiilide juttu, et see on nagu see jõuab kuidagi sinna tagasi, et enamus inimesi lihtsalt ei oskagi või ei suudagi seda kuulda. Jaa, absoluutselt, ma olen täitsa nõus, aga ma ei tea, mis tehnikaga seda palusid teha, aga seal see mängib väga palju rolli ja sellepärast mul on väline helikaart, ehk siis müratase oli ääretult madal ja mul olid Bayer Dynamic DT990 kõlarid, või kõrvaklapid, mis on sellised stuudio kvaliteediga hästi neutraalsed kõrvaklapid, ehk siis nad ei tohiks ei väga neid madalaid ega kõrgeid kuidagi muuta. Et selles suhtes, ütleme, tingimused olid sellised minule võimalikult head, et nagu rohkemat paremat tehnikat ma ei oleks talle suutnud pakkuda. Et teine asi on ka see, et vahel kõlaritest, et kui sul on hea akustikaga ruum ja väga head kõlarid, et siis on võimalik nagu palju rohkem ära teha kui kõrvaklappidega. Aga mul ei ole head akustikat kuskilt võtta hetkel. Et selles suhtes ma nagu alati mõtlen nendele teemadele, et nendes kontekstides, kus mul Spotify mängib, et kui ma muusikat kuulan, siis tavaliselt tähendab see seda, et ma kohe kuulan, ma olen selle plaadi
plaadi omale tavaliselt ostnud või siis tõesti mul on Spotify's mingid albumi playlistid, kus ei ole ilusasti mingid suvalised lood, vaid on albumite kaupa niimoodi žanritena ära jaotatud, et siis ma istun ja kuulan ja siis ma kuulen palju rohkem. Aga enamus inimesed ja mitte nagu üldse teistest rääkides, enamus minu aega, kui mul muusika mängib, on ta mingil määral kas taustaks või siukse muu tegevuse kõrvalt. Paljudel on ka see, et nad ei suudagi võib-olla muusikat millegi muu kõrvalt teha, näiteks mina ei suuda trenni teha ja muusikat kuulata. Ma ei suuda üldse muusikat kuulata enamjaolt millegagi koos. Autoga sõit, aga autosõit ei ole selline aktiivne vaimne tegevus. Aga paljud näiteks teevad tööd niimoodi klapid on peas, ma ei saa üldse. Oled sa töötanud kontoris, kus sul on ümberringi inimesed? Jaa, aga see on okei. Aga muusikat, ma lähen sinna sisse, ma hakkan mõtlema sellele ja siis jääb töö soika, et ma ei suuda. Aga vaata, sa ütlesid enne, et inimesed ei oska kuulata, nii ongi, et tegelikult kui inimesed ei ole, ütleme, neid asju, mida sa ei ole õppinud või treeninud ennast tegema, neid sa ei oskagi. Et see on täitsa loogiline, et inimesed ei oska ka ujuda, kui nad ei ole õppinud ja ma ei tea, teha vahet heal ja halval porgandil, kui nad ei ole õppinud või mis iganes asja. Pole kunagi ühtegi head porgandit saanud. No näiteks või ei ole mõelnud selle peale, eks ole, et on lihtsalt kogu aeg söönud ja vaadanud söömise kõrvale Facebooki ja mitte tähele pannud, et mis selle asja maitse on, mida ma söön näiteks või et siis ongi niimoodi, et see kuulama õppimine ongi üks õppimine, aga see on jumala lahe asi. Mulle nii meeldib mulle meeldib, et ma olen seda õppinud tegema, et see on omaette oskus, see on treenitav ja ma tean, paljud on mulle ka öelnud, et ma ei tea, et mul on elevant kõrva peale astunud, et ma ei hakka elu ilmas vahet tegema, ja tegelikult see ei ole niimoodi, et tegelikult sa hakkad küll, kui sa tahad ja ma ei taha sellega öelda, et kõik peaks, et kaugeltki mitte, ainult need peaks, kes tahavad, aga ma tahan öelda, et kõik on selleks suutelised, ma olen täitsa kindel, et valdav enamus inimesi, kui nad tahaks, siis nad õpiks selle heal ja halval helil vahet tegemise suht hästi ära. Ma isegi vahel mõtlen, et kui palju sellest nagu reaalset kasu on, sellepärast, et me oleme ümbritsetud nii palju halvast helist, vahel on nagu võib-olla parem mitte tähele panna. Ma nagu oma kontekstist kindlasti mõtlen nagu tagasi, et ma mingi hetk, kunagi kui ma hakkasin muusikaga tegelema ja pilli mängima, siis minu esimene mõte oli kohe seda salvestada, et ma ei osanud kitarri veel mängidagi, kui ma juba mõtlesin välja, kuidas ma mikrofonid ühendan ja seda omale salvestan, et ma olen rohkem siuke tehniline inimene kui loominguline. Stuudiomuusika. Jah, täpselt, et pigem istun selle arvuti kuvari taga, siis mängin 5 minutit pilli ja ülejäänud 20 tundi, eks ole, krutin seal midagi. Ja kui ma seda nagu alguses õppima hakkasin, siis ma nagu esialgu ei tee mitte millelgi vahet ja järjest rohkem, kui sa arened, siis su nõudmised endale suurenevad, sa hakkad rohkem kuulma ja siis loomulikult su nõudmised ka teistele oluliselt suurenevad, et on mõningaid plaate, mis mulle mingil hetkel väga meeldisid, mida ma enam ei suuda väga kuulata, sellepärast et lihtsalt ma nagu ootan, et kuskilt tuleks see variant välja, millel oleks heli ära parandatud. Et nagu plaat ise on ju väga head muusikat täis, Red Hot Chili Peppersi Californication tuleb meelde. Masendava heliga plaat. Aga lihtsalt kuigi sellest liikusid vahepeal ringi mingid vinüüliripid, mis olid märkimisväärselt paremad. Jah, mul on see isegi kuskil täitsa olemas läbi mingite selliste teenuste leitud, mis võimaldavad inimestel ühel või teisel viisil faile jagada. Jah, mul on ka kuskil oli või ma ei tea, ma ei ole oma faile tükk aega kohanud, ma ei tea, kus nad on. Kuskil kodus ilmselt või pilves. Äkki nad on kuskil, jah. Et ega selle mugavuse vastu ei saa ju. Spotify's on ikkagi, või kus iganes sul on mingi 30 miljonit lugu, eks ole. Mulle ka nii meeldib, et ta paneb seda ikkagi playlist ise kokku mulle ja see on väga-väga hea. See on nagu müstiliselt hea. Ma arvan, et see on üks maailma parimaid algoritme. See on tõenäoliselt nagu efektiivsemaid nagu selles mõttes, et ta teeb inimestele midagi, mis ta suudab tõesti personaalne olla ja teha seda nagu väga-väga hästi. Aga teistpidi tõesti see, nagu sa enne ütlesid, Spotify miinus, või üldse selle tänapäevase muusika kuulamise maailma miinus on see, et ega ma üldjuhul ei tea, keda ma kuulan. Panen lihtsalt mängima, kõik on jumala hea, hästi hea muusika on. Mängib väga hea. Mängib, kõik on väga hea. Aga et mis artist, mis plaat või et vanasti ma teadsin iga artisti igat plaati, kust see lugu oli ja mis see plaat kui teos tervikuna, milline ta oli ja nüüd ma ei tea, nüüd ma tean ainult, et mul oli eelmise nädala playlistis oli see lugu ja selle nädala playlistis oli too lugu ja vahel midagi kummitama ei leia enam üleski, sellepärast, et oli lihtsalt üks lugu. Aga ma teen tegelikult seda, et kui mingid lood, mis mulle väga meeldivad, siis ma lisan nad Spotify's nagu eraldi playlisti, mida siis saab Tidaliga sünkida. Et siis sa liigutad nad, võtad selle Spotify algoritmi ja siis nagu käsitsi tõmbad ümber Tidalisse.
milline elu on inimesel. Seda saaks kindlasti kuidagi automatiseerida. Ma arvan küll, jah. Aga ma just mõtlen, et see Spotify algoritm on minul ka nagu, ütleme, see lunastav faktor selle, kui ma alguses rääkisin, et noh, et enam ei ole seda jahtimist või kuidagi, et sa ei lähe plaadipoodi ja ei otsi neid plaate, ei vaata peale sõpradega, eks ole, noh, kui palju neid õhtuid enam on, et sõbrad tulevad külla selleks, et mingit plaati kuulata. Et noh, keegi on saanud mingi hea album, et istutakse maha, nüüd kuulatakse või vahetatakse või noh, sükest värki on nagu... Igaüks istub kodus oma Spotify ja share'id linki, eks ole. Jagad linki, share imine on vist paha sõna. Aga selles suhtes see algoritm on nagu selles kontekstis ikka nii võimas, et ma samamoodi, noh, mina suudan kuulata muusikat taustana tööle ja tihtilugu ma seda ka teen, sest see on nagu parem variant, kui kuulata niisama müra enda ümber. Et see vähemalt võimaldab mul enda aju kuidagi treenida mingitel tingimustel midagi tegema, et ma tean, et kui mul on näiteks mingi plaat mängib või mingi žanriga muusika või mingi playlist, et siis see tähendab seda, et ma teen tööd. Et see nagu, kui mul vahel on väga raske selle lainele saada, siis ma panen jälle selle sama asja peale, mis mul alati on tööd tehes, et siis see nagu lülitab mu aju ümber. Ja ma olen täheldanud, et see esmaspäeva hommikune või millal ta tuleb, vist on esmaspäeva hommikul tuleb uus see nädala playlist Spotify. Mul on esmaspäeva hommikud on tänu digitunnile nii hektilised, et ma esmaspäeval ma alates lõunast olen maailma jaoks olemas, aga no kuskil siin tuleb. Mingi hetk tuleb see uslist, eks ole. Ja siis, kui on selline Exceli töö või mingi selline töö, mis ei vaja väga mõttetööd, vaid vajab lihtsalt andmete sisestamist või andmete analüüsi, siis ma kohe hea meelega panen selle omale kõrvale mängima ja minu taktika on see, et kui ta tõmbab mu tähelepanu endale, siis järelikult on ta huvitav lugu. Või et noh, sellel on paljud miinused, sest vahel sa oledki töös nii kinni, et midagi ei tõmba eemale, aga just kui hakkavad mingid helid tekitavad mingit sükest häiringut või midagi nagu hakkab tirima, et siis selle loo ma panen omale kuhugi mingisse ajutisse listi ja sealt ajutisest listist siis loodetavasti, kui mulle see album ka meeldib, et sellest nagu puhtalt ei piisa, et see lugu on hea, et kui see album ka on hea, et siis ta liigub mul nagu albumi listi. Sul on selline filtrite süsteem ehitatud endale. Hästi keeruline, jah. Ma kunagi kirjutasin Spotify'le, et kas te võiksite teha sellised ilusad albumi playlistid, et noh, et nendel on mingi album view, et sa saad need salvestatud albumeid vaadata, aga ma tahaks nagu žanrite järgi, et ma saan kuidagi riiulid omale luua sinna, kus on sarnaselt sellele Apple'i bookshelfile, et mul on nagu mingi riiul, ta ei pea olema selline päris raamaturiiuli pildiga, aga et lihtsalt, et need plaadikaaned oleksid seal ilusti näha. Et seda lugu ma olen siin vist varem saates rääkinud ka, kuidas ma kirjutasin Spotify'le, et palun nüüd siukest funktsiooni ka ja siis nad ütlesid, oi kui huvitav, nii äge, aga see pole kunagi veel valmis jõudnud. See oli aastaid tagasi, ma arvan. See oli paar aastat kindlasti tagasi. Ja noh, see oli ka nagu Twitteris saadetud, ehk siis mitte võib-olla selline väga ametlik kõne. Kuigi nad unustasid ära. Pro-tip eluks, et kui teil on vaja kellegi kontakti saada, minu kogemus isegi nagu väga kõrgel tasemel on alati, Twitter on palju parem kui email nagu igas kontekstis, kui inimene on aktiivne Twitteri kasutaja. Vot, aga selles suhtes ma ei mäleta, kuhu ma selle looga tahtsin jõuda või selle jutuga, aga noh, ma tahtsin sinna jõuda, ma tean küll, minul on selle algoritmiga üks väga suur probleem, ma nimelt jagan oma Spotify seda kontot oma elukaaslasega. Ja te olete lihtsalt koondrid, sa pead tegema family plan'i. Ma läksin seda ammu pidanud tegema tegelikult. Mul oli pikka aega Teliast mingi tasuta leping ja siis mul oli kuidagi siuke tunne, et see on juba sealt nagu jookseb, et las ta siis olla. Et nüüd nagu, nüüd on juba tegelikult ammu see Telia lepinguga see soodukas läbi ja nüüd võiks juba teha, aga võt ei ole veel ära teinud. Et mingitel perioodidel, kus mina kuulan rohkem muusikat, siis see algoritm töötab super hästi ja siis teistel perioodidel, kui Eva kuulab rohkem muusikat, siis nii hästi ei tööta minu jaoks. Aga võib-olla tema jaoks töötab jälle super hästi. Et meil nagu see muusika valik on tegelikult hästi palju sarnane, aga meie ekstreemumid jooksevad väga laiali. Et on terve nagu siuke keskosa, mis me mõlemad väga naudime. Ja siis on niimoodi, et mina kuulan mingeid karme heavy metal bände, mis tema väga ei armasta. Ja siis tema kuulab mingit K-popi, mida mina väga ei armasta. Et siis olenevalt perioodidest meil see algoritm töötab kas mõlema jaoks niimoodi enam-vähem või siis nagu üldse mitte väga hästi. Aga huvitav, mis see algoritm teeb, kui sa kuulad ainult algoritmi? Kas ta nagu jookseb mingil hetkel juhe kokku ja hakkab... Kuulad ainult Discover Weeklyt või? Jah, kus ta siis teab, mis sulle... Või kas ta siis tegelikult nagu kordabki kogu aeg lihtsalt sarnast muusikavalikut, ma eeldan? Või jah, kui sa nagu esimest korda lood oma konto, et mille järgi see esimene Discover Weekly üldse tuleb. Ma ei teagi, mul on nii ammu see konto olnud. Ma ka ei tea, jah, mul on ka väga ammu olnud. Või äkki ta näiteks, ma arvan, et ta tegelikult, kui ta on nutikas, siis ta Discover Weeklys ka ikkagi jälgib, et mis lood sa edasi panid. Vahele jätsid, tähendab. Ja
ja mida sa nagu kuulasid lõpuni. Nagu vanasti oli see Pandora see süsteem, et nii kui panid skip, siis ta kohe teadis, et see ei meeldi. Jah. Ma ei tea, kas Spotify seda vanasti tegi või nüüd teeb, aga see oleks igatahes nagu mõistlik lahendus. Kuidagi nad ju ometigi, jälgivad sind. Ma selles mõttes tuleme et vaata, isegi Spotify peab jälgima meid, selleks, et oleks huvitav. Ja tegelikult võiks te su sõpru ka jälgida, sest ta on ilmselt ühenduses Facebookiga. Mina arvan, et see on mingi hull müüt. See on selline, seda on räägitud vist 20 aastat sellest ajast, kui internet tuli ja et... Oota, mida? Et sõpru jälgida? Jaa, et me saame sinule midagi soovitada, sinu sõprade maitset või tarbimist näiteks jälgida. Mina ei usu seda. Või ma ei tea, see peab olema mingisugune algoritm. Kujuta ette, kui näiteks Facebooki põhjal hakata seda tegema, seal on mingisugune, ma ei tea, 600 inimest, kellest ma enamust ei ole kordagi näinudki. Ja kellega sa ilmselt ei jaga ühtset vaadet või muusikalist. Või et nagu ma mõtlen ka oma lähemate tuttavate peale, siis näiteks meie muusikamaitsed on tõesti kardinaalselt erinevad. Et no mis see siis nüüd tähendab, et me ei võiks olla sõbrad või? Võime ikka olla ju. Meil ei ole nagu väga mitme sõbra nagu muusikakoguga ei oleks mitte midagi peale hakata ja nende minu omaga jälle. Ma arvan, et täpselt sama kehtib ka filmide ja raamatute ja mille iganes kohta. Jah, muidugi on sõpru, kellega meil see klapib, aga seda ju see algoritm ei tea ju. Või siis ta peab kuidagi aja jooksul nagu õppima. See variant on, et ta soovitab mulle 10 sõbra erinevaid asju ja siis jälgib, et millise konksu ma nagu alla neilasin või et kelle soovitusi ma rohkem kuulan. See tundub väga ebapraktiline lähenemine nii ehk naa. Kui ta tõesti peaks nüüd hakkama analüüsima, et milliste sõpradega see nagu sobis ja mida mitte ja kõikide inimeste, kõikide sõpradega, see tundub hästi ebapraktiline, et lihtsam on kas või huupi pakkuda ja siis nagu algoritmi parandada ajapikku. Aga seal võib olla ka igasuguseid nagu äärekeisse, nagu sinul on oma elukaaslasega. Äkki tehakse näiteks mu sõbrale, ütleme, sünnipäeva peo playlisti ja me kuulame kambakesi mingit muusikat näiteks, mida tema tahab või mis iganes, võib-olla mul oli selline tuju, ma ei tea, võib-olla mul oli töö pärast vaja midagi kuulata, see on kõik miljon asja, mida see algoritm ei tea ja õnneks see Spotify algoritm suudab need nagu välja filtreerida, aga et kui ta nüüd, kui ta seda signaali tuleks nii palju, et ta ikkagi võtaks, mul oleks seal mingi 200 inimest, keda ma followin ja nende põhjal üritaks mingeid järeldusi hakata tegema, siis ma ei tea, ma ei ole elus ühtegi algoritmi kirjutanud, aga mulle tundub, et lihtsalt eeldada, et minu ja minu sõprade mingi kultuuri tarbimise maitse on sama, see tundub küll erakordselt lihtsustatud. Ei no ma täitsa olen nõus sellega, et see uitmõte või see selline jälgimiskultuurist lähenem võte, et tõesti kõiki sõpru saab ju ka analüüsida ja siis mingeid järeldusi teha, et see nagu ei tundu loogiline, et kui ma peaksin kirjutama Spotify'l algoritmi, siis ma mõtleks kõigepealt sellele, et mida enamus inimesi kuulavad. Enamus inimesi kuulavad edetabelites olevat muusikat, popmuusikat, praegust kõige populaarsemat muusikat. Hakkame neile siis kõigepealt seda pakkuma. Siis vaatame, kui nad seda üldse ei kuula, vaatame, mida nad siis kuulavad. Ja siis hakkame seda soovitama ja parandame niimoodi, õpime ajapikku selle inimese maitseid. Ja see algoritm tegelikult suudabki ju väga kiiresti järeldusi teha. Ta võib mulle soovitada 50% ulatuses mingit suhteliselt suvalist kraami. Ja kui ma selle vahele jätan, siis ta teeb järeldusi. Jah, selles suhtes küll ja nendel on ju, et ütleme, sõpru ei peagi jälgima, sellel ei ole nagu väärtust, vaid pigem jälgitakse inimesi, kellel on sarnased lemmikbändid, mis sinul, et näiteks, et teised inimesed, kes kuulavad väga palju seda bändi, armastavad ka näiteks seda bändi. Ja see toimib oluliselt paremini. See on Amazonis, kui sa midagi ostad, siis ta alati ütleb, et teised inimesed, kes otsid endale suure poti, ostsid ka selliseid asju. Ostsid ka potikaane, et äkki võtaksid kohe ära. See on, kusjuures ma olen avastanud, see on hea viis teha vahet toodetel, et kas midagi tuleb sellega kaasa või mitte. Et kui sa juba seal alla scrollides vaatad, et oi näed, patareid tuleb kaasa osta, siis tuleb kohe ka need tellid, et see on selles mõttes väga kasulik algoritm. Aga kui sul on aega muusikat kuulata ja sul on hea vahendid, millega muusikat kuulata, et millist muusikat sa siis kuulad? Ma saan aru, et see on hästi siuke lai amploa, et alates klassikast kuni popmuusika. Väga lai, jah. Ma ei oskagi su küsimusele vastata. Pigem, ta peab olema kuidagi huvitav. Midagi teistsugust või midagi, mis nagu midagi peab valesti olema seal. Et mingi jama peab nagu sees olema, et siis mul on nagu huvitav. Kuna ma taustaks ei saa muusikat kuulata, et ma saan lihtsalt kuulata ja siis kui see asi on lihtsalt selline nagu ta on, siis mul hakkab igav kiiresti, siis ma ei viitsi. Kuidas sa istud, see on nagu valget seina õllitada, eks ole. Et mingi jama peab sees olema. Kunagi Frank Zappa vist on seda öelnud, et muusikal peavad olema kulmud. Et music needs eyebrows või ma täpselt
seda tsitaati ei mäleta, aga ta on mul kuidagi niimoodi meelde jäänud, et sellel muusikal peab olema justkui midagi, mis annab talle selle iseloomu ja midagi, mis nagu tõstab teda esile. Et see on siis ilmselt see lähtepunkt, kus ja vaata, kes see modell on, kellel on sünnimärk, vaata, lõua peal, ma ei mäleta, Claudia Schiffer või midagi sellist. Võib-olla Madonnal on ka mingi väga kuulus sünnimärk. Näe, juba tuleb meelde terve hulk inimesi, eks ole, kellel on see veider sünnimärk, et siis muusikaga on samamoodi. Muusika on vaja sünnimärki. Jaa, no mul on mingi tohutu pikk playlist on koostunud nendest, mis mulle Spotify's on meeldinud ja siis ma aeg-ajalt panen selle, või tegelikult päris tihti, kui ma tahan muusikat üldse kuulata, siis ma panen just selle randomi peal mängima, et seal on mingi mitusada lugu ja siis ma nagu seda ketran ja lisan sinna kogu aeg asju juurde ka. Ja sina oled siis pigem selline loo inimene, mitte niivõrd albumi inimene, et see ei olegi nii oluline, et see nagu albumi ühtsus või kuidagi. Ma proovin, aga tihtipeale need albumid, mulle tundub, et ka muusikute enda jaoks tänapäeval need albumid ei ole vist enam nii tähtsad, et need koosnevad teatud tüüpi nagu toodangust lihtsalt, eks ole, et seal on produktid ja mõned neist mulle sobivad ja mõned ei sobi, et siis ma hambad ristis nagu tervet albumit ära. Kuulama ei hakka niimoodi. Ja kindlasti on neid kontseptuaalseid albumid ka, vanasti olid ju kõik tohutud kontseptuaalsed albumid, eks ole. See on see 70-ndate progajast, millest ei räägita, eks. Jah. Ja mina võin rääkida küll, ma käisin jõuti King Crimsoni kontserdil, väga lahe oli. Aga et mulle tundub, et seda, esiteks minu nagu elustiil ei võimalda väga palju neid kontseptuaalseid albumid täna tarbida ja siis ma nagu ikkagi liginen lookaupa, jah. Aga mõnikord ma otsin selle albumi üles, Spotify's on mõnus ja lähed klikk kohe albumi peale, paned mängima, et siis tihtipeale see töötab ka, jah. Jah, see on tegelikult hästi õige märkus, et me ju ei tooda albumeid sellepärast, et album toota tihtilugu, ma tegelikult väga täpselt ei teagi, miks üldse albumeid tänapäeval toodetakse. Mul üks hea tuttav on muusik. Nii. Ja üks päris tuntud muusik Eestis ja siis just hiljuti käisin tal külas ja siis rääkisime, et miks tehakse albumeid. Ja albumid tehakse sellepärast, et siis sul on põhjust minna telesaatesse, siis nad kutsuvad sind, et sul on uus album, tule räägi. Mitte, et mingi uus lugu lihtsalt. Ja, ühe loo pärast ei hakka keegi kutsuma, eks ole, õhtul oli natuke aega, tegid loo valmis, ega me sind siis väike asi on ju. Siis kontserttuure saab teha albumitega. Seostad ära, et uus album on väljas, uus tuur. Jah, et see on hästi palju selline turunduslik asi, et sul on nagu põhjust olla pildis või põhjust trügida nagu sinna pilti. See on see albumi nagu funktsioon näiteks, üks funktsioone. Aga ärme nüüd kindlasti on maailmas väga palju väga häid muusikuid, kes teevad väga häid kontseptuaalseid albumeid siiamaani. Või teevadki nagu mõttega, et mul on siuke tunne ja nüüd ma tahan selle plaadi teha või nagu Vaiko Epliku see 9 plaati nüüd järjest tuli, et iga plaadiga on mingi selline mõte olnud kaasas või selline impulss või nad on nagu igaüks natuke oma värvi ja nagu töötavad ühtsena. Et paljudel muusikutel see kindlasti on teema, aga kui me räägime sellisest mainstreamist või arvestades ka neid muusikalevitusviise, siis ega sellel ju see album nagu selles Spotify kontekstis väga palju juurde ei annagi. Ega Spotify samamoodi ma olen endale ärritavalt avastanud, et kui ma võtan selle uute albumite listi ette, iga reede minu arust uueneb oluliselt see uute albumite list, siis poole ajast on need singlid. Ehk siis ma nagu mõtlen, et tundub äge, panen mängima, see lugu väga meeldib mulle, siis see lugu saab läbi ja midagi rohkemat ei tulegi. Ai, see oli singel. Vaata, üks mu viimase aja lemmikartisti on Kevin Morby, ma ei tea, kas sa tead sellist. Ei tea. Ta on sellisest bändist nagu vist mängis. Nüüd ma küll olen väga õhuks seal jääl uusutan, sest mul ei ole aega enam uurida muusikute taustu ja ma ei tea neid peast. Podcastides ei pea faktuaalselt alati korrektne olema. Kirjutage pärast öelge, et kõik oli vale, aga minu arust ta mängib või mängis sellises bändis nagu Woods ja Woodsi teatakse rohkem. Kas sina tead või ei tea? Olen kuulnud. No, ja temal oligi just, ma sain aru, tal on uus album tulemas, juunikuus vist, ja üks lugu tuli välja ja mul see lugu nii kangesti meeldib ja ma tahtsin kohe minna tervet albumit kuulama ja siis selgus, et ei saa. Ei olegi enam nagu tuleb, see on nagu teaser. Ja ma tegelikult kardan juba, et seal albumil ei olegi rohkem häid lugusid. Et ta lihtsalt, aga et see üks tuli väga hea välja ja kohe pani ja et ei tea. No ajaloolises perspektiivis nii ehk naa on ju album alati olnud kuidagi viis lisaraha teenida, et kui sul olid need singlid, mida sa igale poole nii raadiotesse kui ka jukeboxidesse, sellistesse kohtadesse, kus inimesed muusikat kuulasid, ja siis see album oli siis see viis, kuidas see lõpuks omale osta. Ja selle albumiga siis pandi kaasa tavaliselt terve hulk siukest, et oligi seal 1-2 siukest kõva singlit ja hunnik siukest täitematerjali või nagu seda kutsuti, aga see täitematerjal on tegelikult
andnud paar päris sükest huvitavat lahendust, ma tean, et Black Sabbath, kui nad tulid välja plaadiga, selle plaadi nimi ehk oligi Paranoid lõpuks, et see Paranoidi lugu oli selline viimase minuti selline mõte, et midagi ei ole nagu, plaat on kuidagi lühikeseks jääb, et vanasti oli teeme midagi juurde või? Et plaadil on vaja see vinüüli pikkus kätte saada, tavaliselt vinüül kestis umbes 44 minutit, et 22 ühel pool, 22 teisel pool, et see nagu saame selle pikkuse nüüd ikka kätte, paneme ühe loo veel ja siis kirjutati see Paranoid niimoodi, et kellelgi oli riff ja Osi midagi sonis sinna peale et ja eks ole, näed, kui äge lugu, et võib-olla see plaadi, et nagu see plaati võib-olla polegi otseselt nii väga vaja enam tänapäeva selle kontekstis teha, aga võib-olla see ekstra push, et katsume sinna ikka paar lugu nüüd veel juurde saada, võib vahel midagi väga geniaalset ikkagi ja sa mõtled, et ta on nagu muusiku selline ka enesesund on see plaat või? Peadki selle plaadi kokku saama, ma pean need 10 uut lugu kirjutama. Jama on anda viie looga plaati ja siis on nagu siuke EP või nagu siuke pool plaat, et tegelikult päris valmis ei saanud, aga näed, 5 lugu sain, eks ole. Vaata, me teeme Geeniuses näiteks ju, meil on rubriigid. Sina kindlasti Geeniuse kaasautorina oled ka kohanud rubriike seal. Olen kirjutanud mõnda rubriiki. Ja ma ei ole seda testinud, aga ma olen suhteliselt kindel, et 99,99% lugejatest ei saa sellest aru, et meil on rubriigid. Mõned saavad, okei. Aga ma arvan, et enamus ei saa ja ütleme, rubriik toimib teatud ajalehtedes, ajakirjades, eks ole, mingis füüsiliselt sa näed teda ja ta on kogu aeg samamoodi. Aga veebis on see kõik mingi fluidum, mis seal toimub, eks ole. Ja et siis see, et meil näiteks iga reede ilmub rubriik Ole homseks valmis, mida sina päris tihti kirjutad, võib-olla ta nüüd teatud inimeste jaoks on kinnistunud 1,5 aastat hiljem või peaaegu 2 aastat hiljem. Aga ma arvan, et valdav enamus ei tea midagi, et see rubriik on või kui ka on, kui me küsiks, et mis päeval seal uued asjad tulevad, sest ei tea. Sellel on ka ju mingi sükest ajaloolist värki vaja, sest veebis ta ongi tõesti süke suvaline, aga inimestel kunagi käis koju, eks ole, Postimees või käis koju Ekspress ja näiteks nende kultuurilehed on alati siiamaani käib. Mõnele mulle ei käi, aga ma tean, et on inimesi. Jah, kusjuures ma alati ka räägin ajalehtedest kuidagi minevikus. Et ühesõnaga inimestel käib kodus, eks ole, Postimees Ekspress on käinud väga pikka aega, seal on alati olnud see nii-öelda kultuurileht või see kultuuri, ma ei tea, rubriik on vist natuke vähe isegi öelda tihtilugu nende kohta, kas ta on siis Arter või mida iganes, et inimestel on see kohe see nagu pikka aega juba teada, see on kuulus asi ja siis on tõesti need lugejad, kes ka veebis otsivad välja selle Arteri või selle kultuurilehe, et siis nad nagu, ma tean, mul on tuttavad rääkinud, kes veel ajalehti loevad, ma alati loen selle ajalehe kultuuri osa. Ja, tal on nagu oma bränd võib-olla ikkagi tekkinud ka. Ja veebis nagu nullist seda luua on ilmselt väga-väga raske, et ma isegi, kui ma mõtlen kõikidele nendele suurtele kuulsatele veebisaitidele, mida ma loen, siis kui välja arvata Reddit, kus on subredditid, eks ole. Rubriigid. Jah, et rubriigid, et sealt ma nagu valin ise seda, et siis nagu sellistes veebiportaalides nagu ühtegi sellist rubriiki, kus ma mõtlen, jah, et seda saiti ma loen selle spetsiifilise rubriigi pärast, ma tegelikult ei teagi. Aga bände ma kuulen tänini veel puhtalt albumite pärast. Aga muidega see kõik võib olla ka muutumises, selles mõttes, et ega see nagu asjad praegu on, ei ole automaatselt kõige õigem ja me ka ei saa automaatselt öelda, et nüüd hakkabki nii olema. Inimesed võib-olla väsivad ära sellest, tüdinevad ära, ütlevad, et ma ei saa midagi aru enam. Mul on kõik sassis. Ma tahan kuulata nüüd albumit või ma tahan kuulata rahulikult. Ma loodan vaikselt ikkagi, et tuleb selline aeg, aga ega ma väga nüüd ei usu seda, kui ma kõva häälega välja ütlen. Selle suure hipsterite kultuuri tõusuga tegelikult tuli ka terve posu jällegi neid kontseptuaalalbumeid, et need ei olnud võib-olla nii sellised ennast või ütleme isegi sellised totralt üleolevad, nagu nad olid võib-olla progeajastu tipul, kus Jethro Tull tegi isegi plaadi, mis oli mõnitav teiste proge albumite osas. Thick as a Brick oli kirjutatud siukse naljana, et teeme ka oma siukse kontseptuaalalbumi ja siis nad võitsid sellega aasta vist kontseptuaalalbumi tiitli. Midagi sellist, et see on nende nagu vist läbi aala kõige kuulsam teos ja alati kui räägitakse kontseptuaalalbumitest, siis tuuaks veel, et Thick as a Brick oli väga kuulus kontseptuaalalbum, aga tegelikult oli see siuke nali, et natuke naerame nende kõvade ennast täis progeartistidele, eks ole. Et aga see tuli ka välja hipsteri kultuuris kuidagi need Ameerikast tulnud sellise folki ja country maiguga siuksed, ma ei teagi, kas nad on siis post-rock või mis
mis iganes žanri Post-country. mina nimetan kõike indiks kõik on indie, et siis nendel plaatidel hakkas kuidagi jälle välja tulema selle albumi tähtsus, et tuli jälle nüüd mingi album, mida peab kuulama albumi pärast ja see on kuidagi tänini mingites ringides jäänud kindlaks, et siin Daft Punki, eks ole, tegelikult hästi kõva mainstream, eks ole, bänd tegi siukse tõsiselt läbimõeldud kontseptsiooniga albumi Random Access Memories ja see oli kohe nagu läbi töötatud, eks ole, et seda tuleb veel ette ja võib-olla see käibki niimoodi siis lainetena, ehk käib. Aga vaata, tegelikult see veebiajastu on toonud mingi sellise minu meelest ebamõistliku nagu ootuse, et kõik inimesed peavad kuidagi tegema ühtemoodi või et noh, see toode ongi kõigile ja kõik tooted ongi kõigile. Ja et noh, et kui me ütleme, et inimesed ei kuula enam albumeid, siis me miskipärast nagu eeldame, et kunagi oli noh, kõik inimesed kunagi kuulasid neid progekontseptuaalalbumeid, no see ei olnud ju niimoodi. Ei no kindlasti mitte. Ja, ma arvan, et valdav enamus isegi ei kuulanud, on ju, ja nii nagu valdav enamus ei kuula täna. Et noh, kui me vaatame ka uudisteportaale näiteks, on, et noh, eriti Eesti oludes, aga ka välismaal, et noh, näiteks New York Times või Delfi, et nad on nagu mõeldud kõigile ja siis me oleme nördinud, et noh, kui kõik ei loegi neid, eks ole, aga tegelikult ka noh, kvaliteetajakirjandus ei ole kunagi olnud mõeldud kõigile ja kunagi ei ole olnud sellist aega, kus kõik on seda nagu hirmsasti lugenud ja olnud mingid tohutud valgustatud nagu ühiskonnaliikmed, et meil see internet on toonud lihtsalt tehnilise võimaluse, eks ole, luua sama asja kõigile ja luua teda isegi tasuta. Ja kokkupuudet rohkemate inimeste, eks ole, et sinu sellesse mulli, kus sul tundub, et kõik on nii nagu sina ja kõik on jube sinumeelsed inimesed, satub järjest rohkem selliseid inimesi, kes lihtsalt on teistmoodi ja siis sa mõtled, et kuidas see maailm ikka nüüd selline on tänapäeval. Jah, või et noh, me teemegi nagu hästi laiade liigutustega selliseid apokalüptilisi järeldusi, et noh, keegi ei kuula enam kvaliteetset muusikat ja noh, keegi ei jaksa enam albumeid kuulata ja keegi ei loe raamatuid ja no mis need lemmikasjad on nagu et noh, keegi ei käi väljas jalgpalli mängimas ja ma ei tea, et keegi ei taha enam abielluda, siis kõigil on suva ja kõigil on Tinder ja mingid, noh, alati on need kategooriad tulevad, kõik ja keegi, et noh, see tuleb nagu nii lihtsalt. Ja alati, kui mina neid asju välja ütlen, noh näiteks siin mõni aeg tagasi midagi selle kohta, kuidas inimesed tänapäeval muusikat kuulavad, siis ilmselgelt ma ei loe ennast inimeste hulka, et mina olen ju see teistsugune, eks ole, või see teine, kes vaatab kuidagi kaugelt ja ei saa aru, mis ta ümber enam toimub, et kuskil maailm on kuidagi hulluks läinud, eks ole, et see kõik on siuke. Aga sa miskipärast sul on lihtsalt selline nagu roosa uduvaade sinna ajalukku, eks ole, kus sul on tunne, et noh, et olid nagu 70-ndad oli nagu siuke aeg, kus kõik nagu, ma ei tea, tegid ja kõndisid nagu chillilt ringi ja noh, ja kõik muusika oli väga hea ja noh, me võtame ajaloost lihtsalt neid asju kaasa ja kuidagi eeldame automaatselt, aga tegelikult see päris kindlasti nii ei olnud. Ja noh, ega ausalt öeldes keegi ei otsi tänapäeval välja seda kehva muusikat, mida 70-ndatel tehti, see on kindlasti kuhugi unustuse hõlma juba ammu ära vajunud ja nüüd just kui ongi see parim kätte jäänud ja muidugi noh, selektiivselt enda jaoks otsid see ikkagi endale kõige seda meeldivamat ja loodki endale selle pildi, et just kui kõik oli nii ja nüüd on teistmoodi, et noh, need on siuksed lõksud, millesse on jube lihtne langeda ja ma ise nagu, noh, ma püüan seda vaadata kuidagi, et noh, mis need nagu trendid on või mõelda nendest nagu, et noh, tänapäeval või kui me siin Jimiga arutame või üldse nendest teemadest sõpradega räägime või mõtleme, et siis inimesed ja mina nende seas püüame ju vaadata seda, et noh, et mis see tänapäeva värk on, eks ole, mis meie põlvkonna teema on, mis selle aasta, ma ei tea, kümnendi, mis need teemad on, mis välja joonistuvad, aga noh, see on alati selline, noh, olgem ausad, et see on ikkagi väga individuaalne, et mis kellegi jaoks tegelikult need teemad välja joonistuvad, et on ju siiamaani ka neid, kes Spotify'd ei tahagi avada ja ei tunne sellest niivõrd huvi. Ja kes üldse ei kuule muusikat, aga oli siis ka, oli inimesi, kes üldse ei kuulanud või kuulasid krapist mingis, noh, ükskõik mida, mingi suvaline raadio mängis ja nüüd oli Eestis ja Kasahstanis ja Ameerikas ja igal pool kogu aeg on olnud ja jääbki olema, sinna ei olegi midagi teha. Jääbki olema inimesi, kes, ma ei tea, ei loe näiteks poliitika uudiseid või keda ei huvita see, mis ühiskonnas toimub, ja on alati olnud. Et selles mõttes ma ei väga, kuidagi mul on olemuslikult vastane see, et kuidagi eeldada, et kus me võtame nagu selle ülbuse istuda ja eeldada, et praegu on midagi kohutavalt halvasti. Et jah, kui on mingid numbrid, noh, ma ei tea, me ütleme, et kuritegevusega on halvasti, eks ole, siis me saame selle numbri
numbrites välja võtta, et noh, näiteks raskeid kuritegusid 1000 elaniku kohta aastas. See on väga selgelt, eks ole, välja võetav, et noh, kas on halvasti või ei ole, fine. Aga et noh, mingid sellised tohutud suured kategooriad joonistatakse lahti ja öeldakse, et see on nüüd nii halvasti. Paberraamatud on üks mu lemmik näide. Et noh, inimesed ei loe tänapäeval. Inimesed ei loe, noh, alustame, seal on nii palju väiteid koos, et inimesed ei loe raamatuid, inimesed ei loe paberraamatuid ja nii edasi, on ju. Et ja noh, me saame seda nagu veel lõhkuda nagu tükkideks, et kas inimesed ei loe luuleraamatuid või kas inimesed ei loe ilukirjandust või nad ei loe entsüklopeediaid enam või no ma ei tea, et seal kategooriad on hästi palju, aga see kõik nagu noh, see tempel, mis jälle kuskilt peale lajatatakse, on see, et inimesed ei loe ja noh, seal on nii palju, millega nagu vaielda, et noh, alustame kas või nagu sellest, et ega kuskil ei ole kirjas, et raamat on nagu kõige püham ja parem info edasiandmise viis maailmas. Või et kõik peavad lugema juba palju raamatuid. Jah, et raamat on olnud erakordselt oluline leiutis inimkonna ajaloos, võib-olla kõige olulisem, ma ei tea, kindlasti seal kõige olulisemate hulgas on ju, ja talle jääb igaveseks väga oluline roll, kandev roll nagu inimkonna jaoks, aga see ei tähenda, et me nagu võiksime nagu vaadata minevikku ja öelda, et raamat ongi ainus viis info edasiandmiseks, et nii on, et kõik muud on alamad, kõik muud on kuidagi kehvemad viisid, aga ei ole niimoodi. Minu meelest ei saa automaatselt niimoodi öelda, et väga hästi annab infot edasi anda ka teiste meediumide kaudu ja kui selle käigus raamatu loetavus kannatab, noh siis see jälle automaatselt ei tähenda, et inimesed oleks lollimad, kui nad vähem loevad. Et see kõik seda nagu saab vaadata tervikuna ja kuidagi optimistlikumalt minu arust. Jah, no selles kontekstis ju mina olen alati lähenenud sellele, et noh, see on jällegi siuke koht, kus mul ei ole nagu väga selgeid statistilisi andmeid selle kohta, seda võiks kuskilt niimoodi välja venitada, sest neid võrdlusi niimoodi ei tehta, aga et noh, on küllaltki selge, et inimesed tänapäeval loevad oluliselt rohkem, kui nad inimkonna ajaloos kunagi on lugenud, eks ole. Sa loed ju kõike, tänapäeval ega väga palju isegi ei vestelda, näiteks telefonis olev kommunikatsioon on ka tekstivormis, väga paljude inimeste jaoks väga palju sellest ajast, et me kirjutame üksteisel väga palju ja me loeme, mida meile kirjutatakse, samamoodi me istume, väga paljudel on kontoritöö, kus nad istuvad ja loevad päevad otse mingit infot, noh kas see info on siis nüüd mingi e-kiri, millel ei ole kirjanduslikku tähtsust ilmselt, või see on see Delfi või Postimehe artikkel või Geeniuse artikkel, mida sa loed siis, kui sa tööd peaksid tegema või oma pausi ajal või õhtul, et noh, tegelikult me pidevalt tarbime informatsiooni ühel või teisel viisil. Sinna juurde võtta veel see meeletu hulk meediat, mis teistest kanalitest tuleb, igasugused videod, igasugused, noh samamoodi muusika, eks ole, mingisugune info, mida sa tarbid. Seda kõik on nagu meeletult palju ja ma ei usu, et noh, me elame küllusajastul selles mõttes, info küllusajastul, et igasugused nagu sellised virinad selles osas, kuidas tänapäeva inimene justkui oleks rumalam või vähem kultuurne või haritud seetõttu, et ta ei loe mingit ühte või ei tarbi mingit ühte spetsiifilist infokandjat, no see on siuke nagu väga veider ja absurdne väide. Ja ma olen vaadanud mingeid uuringuid, mis on tehtud, et kui palju lääne inimesed keskmiselt mitu tundi ööpäevas kulutavad sisu tarbimisele. Content on see ingliskeelne sõna. Kes tahab, võib guugeldada neid uuringuid, need on erakordselt üllatavad. Kõige suurem number, mis ma olen näinud, on 15 tundi ööpäevas kulutavad inimesed sisu tarbimisele. No, see on igasugune sisu. See on telekas, raadio, podcastid, arvutimängud, raamatud, eks ole, Twitter, Facebook, kõik, ajalehed, kõik. Aga no kujuta ette 15 tundi. See on isegi nii kõrge, et mulle tundub, et see ei saa võimalik olla. Sest võta sealt mingi 8 tundi näiteks, noh sellist, isegi kui me eeldame, et sa magad 6 tundi ainult, eks ole, noh siis paar tundi läheb ikka mingi muu asja peale ära. Et noh, sul ei jäägi nagu enam ööpäevas aega järgi, aga fakt on see, et ta kuskil seal 10-12 tunni juures keskmiselt on kindlasti. Ja no kujuta ette, sa igast ööpäevast nagu paned niigi juba poole magama selle sisu tarbimise alla ja siis tuleb keegi ja ütleb, et aga sa seda erakordselt paksu ja väga tähtsat kirjandussarja ei ole lugenud. Tõde ja õigust sa ei lugenud, mis värk on? Vot nii ja noh, loeme kokku näiteks, kui me juba siin nii väga palju loeme, et mitu sisutarbimise otsust teeb inimene päevas, kas või Eesti inimene. Ja ma mõtlen endagi peale ju neid tunde kokku lugedes, võib päris hirmutav hakata küll, eks ole, hommikul ärkad üles, võtad telefoni kätte, hakkad vaatama, kas on mingeid teateid või mingeid uusi pilte või midagi muud toredat. Pool tundi kohe kadunud. Kuigi öeldakse, et ära seda hommikul tee, pole kohe hea endal
hakata mingit sisu tarbima, aga noh, mina seda näiteks teen ja ma tean, et on ka küllaltki palju inimesi, kes seda nii teevad. Ma olen küll nüüd töömeilid ära blokeerinud, et enne kui ma ikkagi tööle jõuan, ma neid ei näeks, sest see tekitas vahel selliseid frustratsioone hommikuti. Et hommik võiks ikka tore olla ja siis ma tõusen voodist üles, teen omale hommikusöögi, olenevalt sellest, kas ma ärkan koos abikaasaga või me ärkame erinevatel aegadel. Oleneb ka see, kuidas ma söön, kas ma võtan oma toidu ja lähen istun arvuti taha, et seda süüa ja siis samal ajal kas mingit uut videot vaadata või mingeid vestlusi lugeda või mingit muud teksti lugeda. Ja kui ma tööle lähen, siis ma ilmselt panen kõrva omale kõrvaklapid ja kuulan terve tee tööle podcast'e, kus ma siis istun maha järgmise ekraani taha ja hakkan seal sisu tarbima. Et noh, siis kui ma mõtlen, et mul on üks siuke tund aega lõunat, kus ma tavaliselt räägin inimestega juttu, et tavaliselt ma lõuna ajal. Nii et on tund aega me oleme leidnud sinu ööpäevast, kus sa ei tarbi sisu. Et siis ma nagu vahel võtan ka telefoni kätte ikkagi sealt midagi vaatan, aga kui mul kellegagi tol hetkel lõuna ajal rääkida ei ole, aga enamasti ma siis ikkagi püüan. Ja siis ma samamoodi koju jalutades kuulan podcast'i, poes käies kuulan podcast'e, jõuan koju, vaatan, et ega ma midagi juhtumise arvutiekraanilt selle 3 minutiga, mis ma riideid ära võtsin, ei ole ilma jäänud ja noh, tihtilugu õhtul siis ka jälle teed süüa tehes ma tavaliselt ei tarbi sisu, et kui on siuksed perioodid, kus ma tihedamini süüa teen, mis on hästi toredad perioodid, siis ma tavaliselt ikkagi kui ma just retsepti ei vaata, retsepti vaatamine on ka sisu tarbimine, nii et võib öelda, et selle söögi tegemise ajast võib-olla 10% sellest ajast ma jällegi ikkagi tarbin sisu. Mina näiteks aasta tagasi umbes söögi tegemiste kõrvale kuulasin ära tohutult pika sarja Dan Carlini neid ajaloo podcast'e ja need on nii head. On küll, jaa. See oli väga hästi tarbitud sisu. Mul on väga raske neid inimestele maha müüa selle mõttega, et see kestavad tunde ja tunde on ju. Et kuula, see on mingi 10-osaline lugu seal mongolite ajaloost, mingist kitsast perioodist mongolite ajaloost, aga väga olulisest perioodist, aga iga osa pikkus on kuskil 2,5 tundi. Väga raske inimestele maha müüa, aga noh, seest väärib kuulamist. Ma saan appi tulla sulle, ma ka siis tõstan lipu ja ütlen, et kuulake palun, et see on tõesti väga hea. Ma tegin seda laboritöö kõrvale, et see oli ka nagu siuke hea variant, et nagu hommikust õhtuni teed mingi 8 tundi tööd, siukest väga mitte palju mõtlemist vajavat tööd ja siis lihtsalt kuulad. Aga jah, nüüd ma olen ka seda hakanud tegema tihti, et ma panen siis omale selle söögi tegemise kõrvale mingisuguse podcast'i mängima. See tuleb välja, eks ole nüüd. Ja siis ma võib-olla veel mängin mingit mängu õhtul arvuti taga või siis vähemalt vaatan mingit videot, vahel me Evaga koos istume ja vaatame mingit sarja söögi kõrvale. On ka siukseid päevi, kus me muidugi lihtsalt juttu ajame, aga neid ei ole nii palju. Aga mulle tundub, et ja ma panen ka muusika mängima vahel. See on ka sisu, see läheb sinna uuringusse sisse. Ja siis ma lähen voodisse pikali ja vahel vaatan veel mingit sarja või scrollin telefonis mingit mõttetut sisu ja lähen magama. Et see 15 tundi kokku saada ei ole üldse ebareaalne. Ei ole muidugi, see on täitsa reaalne, jah. Ja see ongi nagu selline hetk tekib, et siis hakkad korraks mõtlema, et äkki peaks nagu kuidagi tagasi tõmbama. Aga ma ei tea, kas peaks inimene nii ehk naa on, ütleme, oma bioloogilisest kontseptsioonist nii kaugele, ütleme, tõmbunud, et see kõik, mida me teeme, ütleme sellisest, kui me hakkame rääkima, mida inimene peaks tegema või milleks me arenenud oleme või kuidas me arenenud oleme või mis meie ajalugu on, et nii ehk naa oleme me kõik selle juba ammu minetanud mingis mõttes, et mis siin enam. Ja mul tuli meelde, et kui sa rääkisid bioloogilisest kontseptsioonist, siis mul on nüüd just sattus kuidagi kätte juba 2014. aastal inglise keeles ilmunud ajalooraamat nimega Sapiens, kui eesti keeles öelda. See on muide ilmunud ka eesti keeles, ma sain iluti teada. Ja ma ka alati üllatun, kui mingi raamat on eesti keeles. Mina muidugi tõmbasin ta endale kindlisse Amazonist ostsin ja loen, aga ei lugenudki paberi kujul. Ei, ma ei saa, mul on vihkan paberraamatuid, vabandust, ma ei saa lugeda neid. Yuval Noah Harari on selline professor, kes on selle kirjutanud. 2011 ta ilmus juba Iisraelis heebrea keeles, siis aga nüüd on ta tõlgitud inglise keelde ja isegi eesti keelde. Ja seal ta nii vahvasti räägib sellest, vahvasti kirjeldab seda meie bioloogilise kontseptsiooni nagu muutumist ja meie erinemist loomadest, milleks on siis nagu võime kujutada asju ette
ja noh, tegelikult anda ettekujuteldavatele asjadele hing ja isegi õigused, nagu näiteks on firmad või organisatsioonid, eks ole. Et see soovitan lugeda. Minu lemmik näide on see, kuidas inimesed väga tihti muutuvad sõpradeks telesarja tegelastega. See on nagu selline huvitav kontseptsioon, milleks meie aju on võimeline, et sa vaatad telekast välja. Kas sa oled sõber mõne sellisega või? Ei ole, aga mul on tekkinud küll selliseid tundeid, et näiteks kui mingi sari hakkab läbi saama, siis mul on kahju, et ma neid inimesi enam ei näe. Et nad nagu lahkuksid sinu elust ja koliksid nagu kaugele kuhugi ära. Ei ole põhimõtteliselt enam olemas, eks ole. Et on loodud mingid tegelased ja parematel sarjadel on need tegelased super hästi loodud, nad on ägedad isiksused, sa kas tahad nendega olla või sa tahad nemad ise olla või mida iganes sa tahad olla ja sa vaatad neid ja päris palju inimesed nagu hakkavad kuidagi ennast nendega samastama, võtavad neid justkui oma sõpru ja siis muidugi tekivad kõik need diskussioonid internetis, kuidas see ei ole üldse tema mood ja nad on selle sarja täiesti ära rikkunud ja kuidas nad ikka nii said teha selle minu lemmiktegelasega. Inimesed suudavad väga edukalt ka täiesti fiktiivse asjaga, millega neil ei saa ega ei ole mitte kunagi elus mingit kokkupuudet luua väga sügava sideme. Jaa, ma tahtsin tuua mingisuguse, ma tahtsin seriaalidest rääkida, sina rääkisid. Kas sina suudad vaadata seriaale või? Mina ei suuda. Ma ei suuda filme vaadata. Mul filmidega ka kehvasti, aga ma ei suuda, kõik vaatavad, see on nagu mingi uus popvärk on ju juba tükk aega, et kõik vaatavad seriaale. Saab seriaale vaadata. Ja siis ma olen üritanud ka neist nagu mitut ikkagi vaadata, kuna kõik vaatavad ja ma lähen kohe vihaseks ja siis ja ma ei... Mis sarju sa vaatad, mis sind vihaseks? Kõiki, ükskõik, mis need on. Ma nüüd seda Troonide mängu ma ei ole vaadanud tegelikult, aga mis see Pop 80-ndate ulmekas oli, mida kõik vaatasid? Stranger Things äkki Netflixi original Stranger Things ja siis isegi Sherlocki viimased osad, alguses oli siis see Kaardimaja, mitte esimene hooaeg, vaid kõik ülejäänud hooajad, siis mõtlen, mis veel nagu väga hästi sinna, põhimõtteliselt kõik nad sobivad sinna näitesse. Siis oli see, mis see Briti kuningakojast toodeti, kas see oli Amazoni või Netflixi originaal? Äkki see oli Amazon. Kuninganna Elisabethi kasvamisest nii-öelda ametisse, kuningannaks saamisest ja kuni tänapäevani vist välja. Ma pole mitte ühtegi neist vaadanud. Siis sul on võib-olla hästi läinud, aga igatahes need on kõik need critically acclaimed, et nagu 5 punkti 5 ja kõik on nii rahul ja kuhu me kõik oleme arenenud, et saab selliseid seriaale teha ja need on nii lihtsakoelised ja vastikud minu arvates. Nad on kõik täpselt ühe template'i järgi, ehk et sa näed algusest juba peale, sul lõpuks tekib selline nagu seriaali läbinägemise võime, et seal on teatud hulk liine, millest osad on siis nagu kandvad liinid ja osad on sellised ära kustuvad liinid, eks ole, mis on nagu lihtsalt mängu segamiseks sinna pandud. Tulevad korra sisse. Tulevad ja kaovad, eks ole, nad on väga dramaatilised tihti, on ju, ja sa ei tea muidugi vaatajana, et milline liin siis, või kas nad saavad kuskil kokku või nad kuidagi jätkavad eraldi, aga igatahes seal on teatud hulk liine ja siis sisuliselt ainuke asi, mida režissöör nagu teeb, on cut. Ta kogu aeg lihtsalt nagu vahetab neid pilte erinevate liinide vahel. Ja siis mingid liinid kustuvad ära, tulevad peale, aga see põhiline mudel on kõigil neil sama, ehk et seriaal on lihtsalt omavahel kokku lõigatud teatud erinevate liinide jada. See on mõne sarja puhul mingi hetk, kui see formaat tuli, siis see oli nagu siuke kohe nagu uus ja huvitav ja uus ja värske lähenemine. Ja mina ei suuda lihtsalt seda, ja mis on nagu eriti mind tahab närvi on see, et paljud nendest liinidest ei ole selle teemaga nagu kuidagi seotud, et need on sellised a la mingi pere, kodu, mingi isiklik draama, mingid asjad, mis näiteks mingis poliitilises seriaalis mind üldse ei huvita või näiteks põnevusseriaalis. Et kuidagi annavad lihtsalt mingit kaalu juurde, et lihtsalt järsku sellel inimesel on kodus ka raske, aga tööl on ka raske. Või lihtsalt mingit ajatäidet ja tuuakse mingid erinevaid tegevus- ja tegevuspaiku sisse, aga nad keegi ei ole viitsinud mõelda isegi nii palju, et seda kuidagi nagu huvitavaks kirjutada näiteks. Või et hästi palju on sellist seepi, mingid armumised omavahel seal ja siis on muidugi vaja tisse näidata, eks ole, sest igas seriaalis peab näitama, sest muidu keegi ei kirjuta. Nüüd on Netflix ja saab põhimõtteliselt, sul ei ole vaja seda telekaks, eks ole, eraldi leidata. Ja see on nagu ka, eks ole, selline moevärk, et ma arvan ikkagi, et kui juba ütleme 1,5 või 2 tunnist filmi on üsna raske toota.
niimoodi, et ta oleks hea ja huvitav ja tihe ja tempokas ja noh, mõnus on ju, siis sellist 8 või 10 tunnist filmi on tegelikult veel 10 korda raskem toota. Jah, seda kindlasti. Nad panevad sinna tegelikult vähem ajujõudu, ma arvan, sisse. No kindlasti mitte eriti rohkem kui ühe hea filmi tegemisse, aga tulemus on lihtsalt tundides pikem ja see pikkus on lihtsalt saavutatud see pakendmaterjali nende vahukepikeste arvelt, mis kuskilt postipakist välja tulevad. No vot, mul on selles suhtes nagu raske siinkohal nagu midagi kaasa rääkida, sest ma ei vaata neid sarju, ma olen selline inimene, kes vaatab väga lihtsakoelisid sarju peamiselt ja ainult selle eesmärgiga, et mul ongi mingi 20 minutit mingit totrust kõrval. Et tihti lugu, kui ma olen inimestel, ma ei tea, kui kindel see on, aga nagu ma mõtlen seda kui enda nagu sellise mudelina, et kuidas ma töötan või ma nagu kirjeldaksin ennast, et ma suudan nagu hommikul värskena olles nagu küllaltki palju otsuseid teha, liikuda väga palju, ütleme seda loomingulist energiat ja kõik on nagu hästi palju, et siis nagu päeva lõpuks, pärastlõunal ma suudan ainult nagu koosolekul vahel paar head ideed välja käia, aga nagu ise nagu oma tööd tehes on nagu väga raske juba midagi väga head välja mõelda ja päeva lõpuks ma ei suuda vahel isegi vastata lihtsatele küsimustele nagu Ivo, kas me lähme homme kinno. Et see on nagu kell 5 või kell 6, et ma lihtsalt nagu enam ei reageeri või ma vahel lihtsalt isegi ei suuda, liiga palju asju on juba nagu läbi käinud peast ja see enam ei toimi. Vahel kuskil siuke 8-9 aeg, kui ma olen korra jõudnud hingata, tuleb siuke kerge uus puhang, et siis ma vahel kirjutan mõne artikli valmis. Aga jah, see selline nagu, need on need hetked, kus ma siis võtan mingi siukse sarja, mida ma tavaliselt olen juba kordades näinud, mingi Simpsonid või midagi siukest, mis ei vaja mult mingit lisakulutust majult. Ta nagu ei võta mingit energiat, ta lihtsalt jookseb kuskil kõrval. Ja vaatan seda, sest kui ma sel hetkel peaksin mõtlema, et mul on vaatamata mingisuguse House of Cardsi uus osa, siis ma nagu tunnen, et ma aju lihtsalt väsiks ära ja ma ei suudaks nagu üle mingi 10 minuti seda ei suudakski vaadata. Et siis see ongi nagu pigem, seal toimub väga palju, nagu sa ütlesid, seal see pidev liinide vahetumine, hüpatakse ühelt tegevuselt teisele, ma pean kõike seda kuidagi peas hoidma. Ja enamus sellest on mõttetu ka veel. Ma annan alla juba enne, kui see algab, et ma väga hea meelega vaatan näiteks mingeid vanu Star Treki osasi, kus nagu väga harva midagi nagu muutub. Et sul ongi nagu 40 minutit osa ja suur osa on sellest, et inimesed seisavad ja mõtlevad, et mida me nüüd järgmiseks teeme. Võt ma peaks vaatama. Püüame nüüd selle läbi rääkida. Jah, rääkimine on hea mõte. See on siuke aeglane. Tänapäeval mitte keegi ei monteeri enam niimoodi, sest jumalast sa raiskad ju aega. Selle 40 minutit saaks 10 minutiks maha lõigata. Seal ei toimu nii palju. Et seal tõesti ongi, et jälle on suur plaan laevast, kuidas see sõidab mingi planeedi poole ja juba 10 minutit on arutatud mingit probleemi, mis seal planeedil maha minemisega oleks, et kas ikka peaks ja aga äkki me peame nendega ühendust võtma. Ma ei tea, et viimane kord, kui me võtsime, ei olnud hästi läinud. Aga nüüd tänapäeval ongi lõigatud, aga lihtsalt selle asemele majandusmudel on ju, majandusloogika ei luba toota sisu ja võib-olla üldse tegelikult inimesed väsiksid ka ikkagi ära, on ju. Aga seesama sinu arutelu, mis sulle väga meeldib, on asendatud lihtsalt suvalise pahnaga, millel ei ole eriti nagu pistmist sellega, miks see seriaal üldse olemas on. Ja see on see, mis mind ajab nagu kohutavat närvist. Mulle tundub, see ajab mind närvi sellepärast, et mulle tundub, et nemad raiskavad minu aega. Ja nad teevad seda väga jultunult ja nad teevadki täpselt nii, et seal on mingid liinid, igale liinile on võimalik tekitada cliffhanger sinna osa lõppu, on ju, et ma kohe binge watchiksin nagu järgmise kindlasti otsa. Ja siis on võimalik neid tegelesid seal ellu äratada ja maha tappa, eks ole, ja keegi jääb haigeks ja keegi tuleb kogemata tagasi, kuidagi arvati, et oli midagi viga. Alati on võimalik, eks ole, nendega nagu midagi teha ja samas see mingit nagu erilist tähtsust lõppkokkuvõttes nagu üldse ei oma, et ja siis aegalt on keegi, eks ole, ilma riieteta või teeb mingisuguseid muid huvitavaid asju seal kellega ekraanil, et need on nii labased nagu võtted, millega lihtsalt kulutatakse minu aega, ilma et mulle pakutaks nagu eriti midagi vastu, et ma lihtsalt olen kodus ja vaatan, kuidas mingid teised inimesed elavad seriaalis oma mingit igapäevast elu, mis ei ole isegi veel nagu, ma ei tea, söövad õhtust perega ja see ei ole kuidagi nagu huvitav. No võt, siis ongi, võib-olla peab hakkama sellist 60 televisiooni vaatama. Jaa, mulle näiteks seesama House of Cards, britid tegid selle ju, see on vana briti seriaali järgi tehtud ja mulle see briti originaal
väga meeldis. Sarjad olid paremad vanasti. Kõik oli parem vanasti, aga tulevikus on veel parem. Jah. Ei, no lihtsalt ega ei pea vaatama ju. Selles mõttes on suur vabadus. Inimesed võivad teha, mida nad tahavad. Sellepärast ma lähen ka teatrist poole pealt ära, kui mulle ikka ei meeldi. Ma tean, et see on ebaviisakas. Oled sa näinud siis? Muidugi, korduvalt. No. Ühe korra olime ühes teatris Tallinnas. Ahso, nii. Ja kohutav etendus oli. See oli päriselt, see oli kohe minu jaoks, ütleme siis niimoodi, algaja teatrikriitikuna ma siin esinen praegu, aga noh, mulle üldse ei meeldinud. Mul oli igav ja kõik venis ja me istusime abikaasaga koos kuskil keset nagu rida, et noh, ei saanud nagu ka väga ära minna, on ju. Ja mis oli seegi probleem, et me vaheajal mõtlesime, me lähme ära, aga siis kuidagi mõtlesime, et aga äkki teine vaatus on parem, mis on viga, sest mitte kunagi tegelikult mitte kunagi ei ole teine vaatus parem. Aga no siis me jäime ja siis me saime aru, et teine vaatus oli tegelikult veel palju halvem ja mõtlesime, et no nii, et nüüd me ei saa nagu siit ära ka enam mitte kuidagi. Ja siis kujutad ette, sest nagu ainult korra elus võib juhtuda mingi selline asi, et täpselt minu kõrval mingi mees hakkas köhima. Alguses natuke. Ja siis juba päris palju. No ta läks kurku või mingi jama oli. Ja siis ta lõpuks köhis nii palju, et ta tõusis püsti ja läks minema. Ja siis lihtsalt tema sabas, kuna nii inimesed pidid püsti. Jah, siis me läksime ka ära. Ja ma tean, et see ühest küljest on teatri või näitlejate vastu võib-olla ebaviisakas, aga teisest küljest, aga see on minu aeg. Jah, sina oled maksnud seal olemisest. See on võib-olla natuke liiga selline Jüri Mõisalik lähenemine, et ma maksin, et tehke nüüd midagi huvitavat, aga põhimõtteliselt jah, et mul ei ole nagu tänapäeva maailmas, kus on hästi palju on ju teha kogu aeg ja hästi palju on vaja teha ja väga vähe on neid hetki, kus sa võid teha midagi. Et siis, kui ma saan nagu leiutada juurde ühe tunni nii-öelda, me vist läksime kuhugi mingisse heasse restorani ja rääksime juttu oma vahel. Et kui ma saan leiutada juurde ühe tunni sellest ajast, kui mul on niigi väiksed lapsed ka, eks ole, et mul ei ole mingit nagu probleemi sellega, et ikkagi võtta enda aeg endale tagasi jõuga, siis kui mul on tunne, et ma pean seda tegema. Ja nende seriaalidega on samamoodi. Kas see Jimmy etenduselt oled ära jalutanud? Ei ole. Aga ma olen vist teda 2 või 3 korda üldse laval näinud. Ja kõik need korrad ei ole mulle meeldinud. Ma võin küll öelda. Aga vaata, Graalis on raskem ka mõnes mõttes, et need on lühikesed tihti peale. Et siis ei pea nagu ära jalutama tegelikult ka otseselt, vaid mingist hetkest läheb juba nagu nõmedaks, aga et kui sa oled mõnes sellises klassikalisemas teatris, kus see on ikka korralik 3,5 tundi andmist pluss vaheaeg, et siis jah. Ma selles suhtes on täitsa nõus. Ma olen hästi selektiivne igasugused asjadega, kui ma kuhugi välja lähen, kas või kontserdid, kunagi ma käisin meeletult palju, nii kui mingi suur esine Eestisse tuli, muidugi ma püüdsin sinna kontserdile minna, ma käisin Soomes kontserditel ja nii edasi ja mingi hetk see nagu, üks asi on see heli. Tegelikult eriti suurtel kontserditel enamasti on heli väga halb. Ja sa ei käigi seal heli pärast, sa käid nagu selle pärast, et siis pärast sõpradele rääkida, kuidas sa ikka käisid seal ja sa oled seda bändi näinud ja see oli, mingites kampades oli see kunagi nagu väga kõva värk, et igaüks luges ette siis, kui palju suuri tähti ta näinud oli. Heavy metal vennad ja rocki vennad väga seda asja nagu, et siis on särkide kogu kohe, et sul on nagu, mida rohkem särke sul on, seda parem ja nüüd sa võid neid netist tellida, nii et sul võib neid sadu ja võib-olla 1000 olla, aga mingi hetk nagu see kontserdid ka, et lihtsalt ei suuda enam käia, ei ole mõtet, on kuidagi raha kulub, aega kulub, seal on ebamugav olla, et see rahvamassi sees, sa ei kuule midagi, sa ei näe midagi, miks sa lähed sinna? Ja nii on tegelikult mul hakanud hästi paljude asjadega olema, sama teatrietendused, ta on ikkagi, sa võtad selle aja, sa lähed sinna, sa pead sinna minema, sa pead selles ruumis olema kuidagi sellises natuke klaustrofoobilistes tingimustes inimeste vahel ja kui see etendus on hea, on see kõik seda väärt, aga kui ei ole, siis lähed minema. Või ei lähegi, eks ole, et mul on nagu hästi palju seda olnud, et ma lihtsalt nagu püüangi välja selekteerida väga need asjad, kuhu ma siis tõesti väga-väga tahan minna, et kontserdite puhul see aitab väga hästi, et on väga väike hulk näiteks ansambleid, keda ma tõesti tahan laivis näha ja kui see võimalus tekib, siis ma kohe lähen. Aga kui lihtsalt tuleb keegi äge, ma ei hakka isegi vaeva nägema, sellepärast, et sinna minema hakata, sest ma tean, et lõpptulemus on see ei pruugi seda üldse väärt olla. Kas sa tead sellist valget soulimeest nagu Josh Rouse? Ei tea. Ta on üks ameeriklane, kes miskipärast elab Valencias, Hispaanias ja siis me olime paar aastat tagasi Valencias, veetsime seal vist 3 nädalat, niisama. Enam on terve detsembrikuu. Või oli see november? Ei, terve novembrikuu olime, jah. Ja siis ma avastasin juhuslikult, et Josh Rouse'il on kontsert tema nagu kodulinnas nii-öelda Valencias ja läksime ja see on olnud üks mu elu parimaid kontserte. Lihtsalt ma ei tea, see täitsa juhuslikult
mindud tegelikult, noh, ta meeldib mulle iseenesest, tegemist ei ole mingi mu kõigi aegade nagu mingi lemmikartistiga, aga ta on tore ja lihtsalt kontserdil ikkagi, mis tekib, on see vibe. Ja noh, kui see vibe tekib, siis ja kui see vibe on hea, siis noh, see on see, millega sa lähed pärast sealt nagu minema, et sul on lihtsalt niivõrd hea tunne jäi sisse. Ja noh, muidugi, mis oli, ta oli korraliku heliga kontserdisaalis, keegi ei, noh, tegelikult vist see oli isegi istuti, nii et keegi ei trüginud, ei suitsetanud, ei kallanud õlut sulle peale, on ju, ei röökinud, vaid ideaalsed tingimused kontserdiks. Lihtsalt nautida nagu muusikat ja talle endale meeldis, aga noh, vaata, need on erinevad asjad, et noh, teinekord jälle mingi kontsert, kus keegi kallab sulle õlut peale, võib sulle väga nagu meeldida ja väga meeldejääv üritus nagu olla, et noh, mida vanemaks saad, seda vähem tuleb selliseid ja seda rohkem tuleb selliseid, kus sa tahad istuda ja kuulata rahulikult. Eks sellega on jah see asi ka, et ütleme, see lähenemine, mis ma olen võtnud, kindlasti jätab mind ilma nagu hästi palju uutest ägedatest avastustest, mida ma võiks teha niimoodi kuidagi hästi spontaanselt ja vahel ikka jälle tuleb siukseid hetki iga aasta, kui Tallinn Music Week on, siis ma mõtlen, et okei, peaks selle passi võtma ja käima kõik need kontserdid läbi ja tõesti nagu kaasa elama sellele. See tuleb alati sellisel perioodil, kus mul on hästi palju tööd ja ma kunagi ei jõua. Üks aasta ma ostsin passi ja käisin 3 kontserdil mis oli, noh, ütleme, siuke suhte välja arvutades ühed kõige kallimad kontserdid minu elus ja ühed ütleme, kõige vähem nauditavad seetõttu, et Tallinn Music Week oma kontseptsioonilt juba koondab meeletu hulga inimesi väga väikestesse saalidesse ja seal on ääretult ebamugav olla ja see ei ole nagu, noh, Tallinn Music Week mõttena äge ja isegi tead, ma läheksin parema meelega mingi teise linna Music Weekile, et see olekski nagu sa oledki nagu see tüüp, kes läheb oma riigist välja kuhugi, näiteks Berliin Music Week, no käid seal väikestes klubides, pubides, kuulad siukseid noh, ütleme, maailma areenile jõudma hakkavaid bände ja see oleks nagu super kogemus. Ja ma alati kujutan ennast ette ka seda Tallinnas tegemas, et lähen ja avastan nüüd mingi ägeda uue punkbändi või see aasta ma leidsin ühe Kanada punkbändi, mis oli päris kihvt niimoodi juhtumisi, aga ma kunagi nagu ei, noh, ma lõpuks tajun selle lihtsalt ära, et see kogemus ei ole see, mida ma tegelikult tahan ja lõpuks ma jätangi tihtilugu lihtsalt minemata. No vot jah, nii on, aga tegelikult iga aeg on kõige kallim vara, mis meil on. Ma ei tunne ennast halvasti, kui ma pean ennast nagu kehtestama, et oma aega tagasi saada. Ma kuulsin, et sa oled ostnud omale Nintendo Switchi. Jaa. See on siuke lugu, mida vähemasti kodus haige olev Jim tahab väga-väga kuulata nüüd. Kas tal ei ole Nintendo Switchi veel, jah? Tal ei ole Nintendo Switchi veel, jah. Me oleme siin varasemates osades pidevalt seda kurtmist teinud, et kuidas me nagu tahaks rohkem mängida ja me tahaksime olla siuksed mängurivennad, kellel on kodus konsoole ja asju ja isegi telekaid meil ei ole. Et me oleme nagu siuksed wannabeed või? Sul ei ole, jah? Vaatan ringi. Sellel kohal, ma endal ka peaaegu ei ole. ma tahaks selle teleka panna sinna, kus mul on see muusikakeskus, aga ma ei taha seda muusikakeskust ära kaotada, nii et life choices, vaata. Aga kuidas siis see Switch on? Me oleme siin läbi saadete nagu iga natukese aja tagant alguses, kui ta oli alles kuulujutt, et Nintendol tuleb midagi, siis me rääkisime sellest. Siis kui juba oli esimene reklaamivideo, kus inimesed siis said mööda katusekambreid kõndida ja mängida omavahel seal kuskil parklates ja bensiinijaamades, et siis me nagu rääkisime sellest ja siis ta tuli välja jumala eest. Aga näinud ega katsunud ega katustel mängimas käinud pole meist kumbki. No vot, ma olen nagu väga kehv fanboy. Mina isegi ei teadnud, et selline asi on olemas, enne kui ta välja tuli. Kuidagi oli täitsa läks mööda minust ja noh, ega ma ei ole, mul vist kas kunagi oli Wii, ma ei mäleta. Jalutasid Euronixis see lihtsalt väga õigel päeval sisse oli müügilüks. Ja see oli niimoodi, et ma kuulasin mingit Ameerika podcasti, mingit tehnoloogia oma, mõned on, mida ma kuulan. Kui teil on mingi soovituste rubriik või ma võin sa võid soovitada kohe kas või neid. Ja, et rubriike tänapäeval pole ATP, see Accidental Tech podcast ja Upgrade ja mingid sellised. Me oleme neid soovitanud ka, me mõlemad Jimiga ATP-d kuulame. Mina sellepärast, et seda virinat on lahe kuulata ja Jimile meeldib Apple. No okei. Ja siis ühesõnaga mingis selles podcastis keegi oli selle ostnud ja siis oligi vist ATP, ma arvan. Sest ATP tuleb neljapäeviti välja ja ma sõitsin reedel Tartusse
olin autoroolis ja kuulasin ja siis nad nii vaimustunult rääkisid ja sellest Zeldast ja see kuidagi kultuuriliselt ei ole minu jaoks kunagi nagu tähtis olnud, et Zelda on ikka umbes nagu Super Mario. Paljudele tähtsamgi. Hästi, ja paljudele tähtsamgi, eks ole, või mina ei teadnud isegi väga nagu, et kes see oli, siis mul tuli meelde, et ma kunagi olen Wii peal mänginud seda Zelda mängu. Ja siis mul on häda on mängudega, mulle meeldib tegelikult mängida, aga esiteks on see, et nad võtavad suhteliselt palju aega, mida nagu me oleme siin 2 tundi rääkinud, on mul suhteliselt vähe, ja teiseks nad on kõik lollakatele tehtud, ma ei saa sellest üle. Kõik need nagu, seal on 2 varianti ühesõnaga, et kas need AAA või nii nimetatud need päris mängud on ju, need on tehtud lollakatele. Et need on sellised nagu Hollywoodi blockbuster filmide veel lollakamad variandid minu arust, et need tegelased on seal sellised üheplaanilised ja veidrad ja kõik see, ma ei tea, seal ei ole nagu sisuliselt või kultuuriliselt või on vaja teha tulistamismäng ja nüüd püüame sinna ümber ehitada mingi maailma, mis täidab seda eesmärk, et teha tulistamismäng, et mitte vastupidi, et meil on mingi lugu, mida jutustada ja nüüd valime selleks õige, eks ole. Mõnikord on see lugu ka ja mõnikord harva on need lood isegi head, aga enamjaolt nad on ikka nagu, isegi kui kõik mängu need review'd tulevad välja, et kus on lugu ikka nii fantastiline, keerdkäigud, siis tegelikult need on ikkagi suhteliselt nagu lihtsakoelised ja igavad. No siin tekib jälle see sama probleem, et kui varem tuli, eks ole, 2-tunnist filmi on raske teha, siis 8-tunnist sarja on väga raske teha, et siis veel raskem 50-tunnist mängu teha. Ongi, muidugi, just nimelt. Ja demograafia ka ikkagi, et sa pead arvestama, et see peab olema mingi toode, mis on nagu enam-vähem hästi läheb peale 15-aastastele ja 35-aastastele ja kõigile sinna vahele ka, on ju. Ja siis ma ei saa mängida. Ja teine variant mänge on indie-mängud, mida ma ei saa lihtsalt sellepärast mängida, et mul on liiga vähe nagu aega või, et nii sügavalt nüüd see mängundus mind ei huvita, et ma väga nagu viitsiks otsida ja ka nagu nautida seda, et keegi on jälle mingisuguse, mis see on see roguelike, vaata, kus sa saad surma ja alati surnud, keegi on mingi pixelated roguelike mingi eriti karmi asja nagu teinud, et see on nagu liiga gurmaan minu jaoks. Ma tunnist, mitte need oleks halvad, aga ma ise lihtsalt ei ulatu sinna. Ja siis jube harva ma leian nagu mingi mängu, mis on mänguna hea, kus see atmosfäär ja kõik see on nagu mulle sobib ja üldse nagu kõik nagu kivid kukuvad kokku, et viimane oli Skyrim näiteks, mis mulle nii kohutavalt meeldis lihtsalt selle maailma pärast, mida nad sinna olid loonud. Ja, ma olen seda ka nüüd ikka mitu korda alustanud uuesti. Jah, mul on samamoodi, ma nüüd just hiljuti tegin ta 2 korda läbi, väga-väga hea on ju. GTA-d enam-vähem lähevad sinna, viimast ma isegi ei viitsinud mängida enam, natuke mängisin. Mul jäi pooleli selle vägivalla rohkuse pärast, sest mingi hetk mul nagu kuidagi keeras üle, et natukene, kui see San Andreas näiteks oli veel siuke fun, siis see viimane GTA läks nagu ikka väga kuidagi sarnasse nurka nagu need väga critically acclaimed sarjad, et ikka üritati võimalikult realistlikuks kõike seda teha. Vähemalt minu jaoks ta läks nagu mingist piirist üle. Ja minu jaoks ta läks ka sellest piirist üle, et ta oli liiga suur. Ta oli liiga kuidagi keeruline nagu selles mõttes, et nad õudselt nõuavad, et ma elaks sinna nagu sisse, mul ei ole seda aega. Et mul on tunne, et kui mul jääb 3 päeva vahele, et siis mul on tegelikult juba midagi nagu meelest ära läinud, on ju, ja ma ei saa nagu alustada, et seetõttu mul on nende mängudega nagu keeruline. Ja nüüd see Zelda ja see Switch kokku, see on niivõrd sobiv toode. Skyrim Nintendo maailmas. No põhimõtteliselt, Skyrim on ikkagi selline tõsine asi, Zelda ei ole tõsine. Zelda on ikkagi kartuuni ja ta on nii nagu ogar, et ta on üle võlli ogar, aga selles on, ta on oma maailm, et alati, kui sa ükskõik mis nagu teoses, muusikas või seriaalis või filmis või raamatus, kui sa selle maailma suudad usutavalt luua, et siis sa oled pool võitu on sellega juba käes on ju, ja neil see maailm on nagu erakordselt usutav, see on väga ilus. See Nintendo Switchi konsool on riistvaraliselt suhteliselt nõrk, mis tähendab, et need Zelda tegijad näiteks on pidanud tegema kompromisse selle osas, milline see pilt on. Ja need kompromissid on neid sundinud selliste nagu kunstilistele lahendustele, mis on giftid. See pilt, kui see alguses YouTube'ist, mina vaatasin neid videosid, mul kes tunne, et arvutiekraan on katki, et kuidagi nagu selline laiguline või selline suland ja mitte detailne. Tegelikult see on sellepärast, et need riistvara vea välja ja omakorda nad on selle maailma suutnud teha ikkagi selliseks, et see ongi just huvitav. Need on need kulmud seal mängus, on ju. Et see pilt ja see mängitavus ja kõik ja see mängu ühelt poolt ja teiselt poolt siis see, et mul on see konsool, mis sobib tänapäeva inimese eluharjumustega. Et ta on mul kaasaskantav,
või teleka külge pandav, on ju, viskan seljakotti, mingi üle 3 tunni vist on Zelda mänguaega või lennukisse või olen kodus või ma olen kodus, ma ei tea, enne magama minekut voodis, selle asemel, et Facebooki scrollida, mängin natuke, ta nagu nii hästi kohandub minu elustiilile, see Switch. Ja kui mul on aega, istun teleka ees, mängin suurel ekraanil, mäng alati algab silmapilkselt täpselt samast kohast, lõpetan, panen teleka kinni, tõmban konsooli sealt pesast välja, mäng jätkub, kõik need asjad, et see on niivõrd nagu sobiv toode, just täpselt mulle tehtud toode, et ma olen ülirahul sellega. Ma ei tea nüüd, kui vana sinu laps on täpselt, aga neljane. Vaat ma kujutan ette, et Nintendoga on ainukesena kogu sellest kambast selline nagu konsoolitootja, kes tegelikult ikka veel mõtleb nagu sellele laste demograafia peale. Sest kõik need Xboxid ja PlayStation ja need, et kuigi neil on ka mänge sinna suunatud, aga neist ei õhku seda enam. See on suunatud sükstele ägedatele teismelistele ja kuni sinna, ma ei tea, 30-40, eks ole, 30-40 aastastele. See on nagu ilmselgelt sinna suunatud, aga Nintendo ikkagi kuidagi suudab olla veel lapsesõbralik. Ma isegi ütleks, ta suudab olla lapsik. Et ega see Zelda on väga lapsik. Ja kõik see ekraanigraafika, kas või kui sa seal Switchis ringi liigud ja need plönnid, mis seal umbes käivad, kui sa neid asju liigud, see kõik on lapsik, aga äge. Minu meelest selline nagu elurõõmus lapsikus on palju lahedam kui see mingi fake, mingisugune tõsidus, mida need nii-öelda suured konsoolid välja käivad. Et see on väga lahe on see, et meil on ikkagi üks tootja järgi, kellel on nagu nii selgesti piiritletud oma maailm. Et täitsa rahulikult kannatab minu arvates välja võrdluse Apple'iga, et tal on oma kiiksud, tal on oma asjad, mis ajavad nagu erakordset närvi, mis on erakordselt lollakalt tehtud. Kaasa arvatud näiteks see, et kui see Switch mul maha kukub, siis kõik mu Zelda save game'id on läinud, sest need elavad seal konsoolis ja neid sealt välja ei saa. Sa mõtled selles mõttes, et maha kukub, et mitte ei saa mingi põntsu ja mängud kustuvad, vaid kui ta katki läheb. Kui ta katki läheb, siis ma ei saa save game'i näiteks sealt välja. Et nad on ainult sellised asjad on ju. Ja neid on nagu veel selle Zelda puhul, mis ajavad närvi ja siin ma tean, et tõsised mängurid tulid ja ütlesid, et seal ei ole mingit, see prose on nii nõrk ja vaata, mis hinda küsitakse. See ei ole tähtis. See ei ole selle maailma puhul üldse tähtis. See on täiesti teistmoodi toode ja mulle hirmsasti meeldib see. Aga see nende mängude osas siis ongi praegu see Zelda olnud? Kõik mängivad Zeldat, ja mina ka. Ma ei teagi, kui palju seal neid teisi mänge on. Ma tean, et on mingi 1-2 Switch, siis on see seda ma ei ole tõmmanud. Siis on see, kus saab 11 lõigata mingi selline... Mul ei tule see praegu meelde. Ma ei mäleta, mis see nimi on. See oli väga lahe. See on just selline nagu peo või sõpradega nuputamise mängimise mäng ja jällegi ta on selline rõõmus, nad ei võta nagu ise ennast ülemäära tõsiselt. Zelda ei võta ennast ülemäära tõsiselt ja see lõikamise mäng ei võta ennast tõsiselt, et see on fun ja fun ongi tegelikult nagu palju tähtsam minu arvates kui see, et sa mingis totaalselt realistlikus teise maailmasõja lahingus, eks ole, kusagile kasti taha varjud ja siis selle tulda annad, et see kuidagi huvita mind. Meil on see ka see diskussioon kuidagi sinna välja jõudnud alati, et Nintendo Switch tundub olevat nagu konsool inimestele nagu mina ja Jim, kellel esiteks meil ei ole telekat, ehk siis see on ainuke konsool, mida me reaalselt saame mängida. Sul on arvuti äkki sinna HDMI sisse paned? Tead, minu monitoril ei ole HDMI sisendit. Ja ma olen 2 erinevat konsooli siia toonud, nii Nintendo Wii, mille laenas mulle mu vend või Wii U täpsemini ja siis meil oli vahepeal Jimiga mõlemal võimalus siis katsetada PlayStationi VR-i ja me ei suutnud, temal ei olnud kuhugi teda ühendada, ma proovisin mõlemat nii Wii U-d kui seda PlayStationit oma monitoriga ühendada, aga kui sa lähed adapteriga üle displayboardi peale, siis ta ei näita pilti. Okei. Siis sinul jaoks on olukord lihtne, aga siis ongi Switch ja väga hästi toimib, nii et ja sinna, aga muidugi, mis on harjumatu, on see, et mängud on päris kallid. Et Zelda 69-90, kutsid ette. Ja siis nüüd tuleb mingi Mario Kart tuleb välja, mis ma saan aru, sellest oodatakse ka sellist konsooli nagu tähte. See oli vist... Mario Kart on nagu alati selline, see on asi, mida ma alati olen igatsenud tegelikult nende Nintendo konsoolide puhul, kuna mul ei ole tegelikult ühtegi päris Nintendo konsooli omal olnud. Ma alati mõtlen sellele, et ma tahaks õudselt seda Mario Karti mängida. Ma võin küll kutsuda, kui ma raatsin...
kui ma raatsin selle osta, sest see pagana Mario kart, see oli ka vist mingi 59-90 või noh. No need hinnad on väga kallid. Konsooli nagu see sisseostmishind ei ole väga rets, see on siuke mõistlik konsooli hind, et selle ma isegi maksaks ära, aga siis ma alati mõtlen, et okei, siin on seda Pro pulti juurde vaja, mis on vist 60. Ei ole vaja üldse ei ole vaja. Ei ole, okei. Aga Zelda jaoks saad hakkama täitsa selle. Tal on, see puldindus on tal väga kaval, et tal on 2 väikest pulti, mis käivad sinna ekraani servadesse nagu klõpsti kinni ja siis tal on karbis kaasas selline nagu kest. Toorik, ma ütleks jah, kuhu need käivad sisse ja siis sa saad endale nagu päris puldi. Et see Pro võib-olla on see suuremad nupud või midagi, aga ei ole otseselt vaja ei ole. Ei, kindlasti ei ole vaja. Fine, aga jah, mängude hinnad on... Aga õnneks on see, et mängud saad mälukardil ka osta ja ma eeldan, et neid saab panna eBaysse pärast müüki. Et ma näiteks Zeldat tahtsin osta mälukardi peale, aga lihtsalt Euronixis öeldi, et ei ole. Ja ma pidin ostma digitaalselt. Mul oligi just see plaan, et ma mängin ta ära ja lihtsalt viskan müüki, et tõenäoliselt keegi ostab 50 € ära. Et ma täitsa nagu tahaks kindlasti ülejäänud mängud tellida mälukardi peal just sellepärast, et ma saaks need müüki hiljem panna. Kui saab, äkki nad on mõelnud mingi lollu selle välja, et ei saa. Aga siis ei ole jällegi lapsele tulevikuks suurt mängukogu ja millega mängida. Aga samas ilmselt siis on juba teised mängud, teised konsoolid. Ma arvan ka jah. Tänapäeval see vist ei ole niimoodi, et see üks Nintendo istub kodus, ma ei tea, 10 aastat ja kõik mängivad. Ja mõtlen, et kas sa ise ikkagi nagu ka tahaks mängida midagi, mis on 10 aastaid vana, et sa võib-olla vaatad korra seda ja ütled, päris äge, aga et las nad mängivad oma mänge siis, kui nad on nii vanad, et siis neil on nagu sõbrad mängivad sama ja neil on oma tee käia. Siis on pigem on see, ütleme meie kontekstis on see juba see nostalgia, et oled 30 ja siis vaatad neid NES-i mänge, mida sai lapsepõlves mängitud, et siis see on nagu teine asi. Seda ma olen ka teinud, mingid Monkey Islandid kõik uuesti läbi mänginud ja see, aga see on ka Full Throttle pidi varsti tulema. See mulle ei meeldinud enam, aga see tuleb uuesti jah. Ta tegelikult oli täitsa lõbus, aga ma olin veel nagu vanema koolimees siis nii-öelda. Ja Monkey Islandid muidugi ka kõik väga väärtuslikud mängud. Aga ma vaatasin seda Zeldat ja ma vaatasin puhata ja mängida podcasti inimesed tegid 40 minuti, rohkem kui 40 minuti pikkuse video. Ma tavaliselt neid mängude videosid väga pikki ei vaata, aga see oli küll selline, ta on väga lummav mäng. Ja ta on selles mõttes ka lummav, et ta ei eelda sinult midagi. Et ta on ka tehtud nagu sisu mõttes täiskasvanutele, et sul on väga palju on ise avastamist ja leiutamist. Mingit sellist handholdingut ja babysittingut ei ole. Ja mis on veel tore on see, et sa võid nagu igal ajahetkel sinna mängu kulutada täpselt nii palju, kui sul aega on. Kui sul on aega mingi 4 tundi, võid võtta mingid suuri lahinguid ette, avastada mingid maa-alasid. Kui sul on aega veerand tundi, lähed teed mingi väikse asja kusagil, et selles maailmas on alati midagi teha. Ja kui sul ei ole tuju võidelda, siis sa võid seal niisama ringi kolada ja süüa teha endale ja see kõik ei ole selline kohustus, vaid see ongi nagu fun ja see on selle maailma osa, et palju inimesi nimetab seda Zeldat maailma kõigi aegade kõige paremaks videomänguks. Ja ma ei näe ka põhjust või mul ei ole nagu midagi sinna kõrvale panna, et öelda, et ei, et see ei ole nii, et hoopis see on. Et ta võib ka jumala vabalt olla, minu arvates. Jah, mulle nagu väga selline lähenemine istub, et ma olen siin viimasel ajal mänginud ainult ühte mängu, mis on Stardew Valley, mida ma olen mänginud nüüd juba uue arvutuse järgi 47 tundi vist kokku. et kui ta on täpselt jällegi siuke asi, et sa võid sinna sisse minna, teha mida sa tahad, kas kohe välja minna või mängida tunde, et see lähenemine mulle meeldib. Et ilmselt üks hetk võib-olla kunagi peaks ikka selle Switchi peale ikkagi mõtlema, võib-olla siis enne teleka peale ka korra mõtlema veel uuesti. No et Switch kindlasti mingi hetk tekib kuhugi järelturule ja suures koguses. Kuigi ma arvan, et mitte nii suures koguses, sellepärast, et tootena ta on parem kui Wii, et Wiid vaata jäid ikkagi väga kiiresti seisma inimestel. No ja Wiisid osteti meeletutes kogustes ka, see oli isegi ideaalne toode, et sa lähed, see vanuse rühm, kellele ta apelleeris, oli väga-väga suur, sa läksid sõprade juurde, neil see oli, mingi saunapeol jälle mängisid, me peame ka ostma ja siis ta osteti ja jäi. Ta oli odav ka vist, kui ma õigesti mäletan. Et ta oli siuke ideaalne torm selles osas, et ta tegi midagi väga ägedat, midagi uut, inimestel kohe nagu, ta oli midagi füüsilist ja fun'i, ta ei olnud üldse nagu mängud varem ja ta nagu apelleeris sealt vanaemast kuni kõige väiksemani, et igaüks sai seal ees natuke hüpata ja trikitada ja kõigile nagu meeldis. Aga see Switch mulle tundub tootena on see väärtuspakkumine seal on nagu parem või et ma näen teoreetiliselt, et ma viitsin temaga kauem nagu
tegeleda, et just sellepärast, et ta on mul kaasas ja et ta asendab mul mingeid muid halbu sõltuvusi, nagu näiteks niisama Facebooki scrollimine, mis on lihtsalt mõttetu, et parem ma siis mängin midagi, kui ta mul kotis on, et kulutan seda aega niimoodi. No siis on tegelikult soovitused ka tehtud, ostke Switch ja Zelda. No põhimõtteliselt, ta on ikkagi mänguritele, et kes ei ole ikkagi kunagi midagi mänginud, siis see ei ole see toode, Zelda kindlasti ei ole. Võib-olla need muud asjad seal on, aga kes on mänginud, jah, siis küll. Ma teen ka siia lõppu veel omalt poolt ühe soovituse, kuna Vaba Mikrofoni saatejuhid on iga kord jälle rääkinud, et kuulake popkulturiste ja meie oleme Jimiga väga ebaviisakalt mitte seda maininud, siis ma ütlen, et kuulake Vaba Mikrofoni, nende viimased saated on väga toredaid diskussioone täis olnud, et siis on jällegi nagu indulgentsid välja ostetud. ja ma väga tänan, et Henrik tuli siia Jimi asemele rääkima. Et oli siuke huvitav diskussioon ja nüüd ma vaatan kellalt juba täitsa pikk diskussioon. Jah, 2 tundi oleme, ma ei tea, palju sa sellest pärast alles jätad, aga me oleme siin mitu tundi istunud. No, kõik hea jääb sisse. Pärast saade on 6 minutit, siis oligi, kõik hea jäi sisse. Kõik hea jäi sisse, jah, kriitiline hinnang saatekülalisele. Aga aitäh, et sa kutsusid. Aitäh, Jimile, et haige oli. Jah, Jim, ole rohkem haige.